No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 380 on teie ees, täna siis neljapäeval. Erandkorras MM-finaalturniiri puhul laua taga Kristjan Jaak Kangur, tere! Tervist! Märten Pajunur, tervitus! Tere! Pikk ette debüüt! Pikk ette debüüt, aega läks, aga kohal ma olen. Treener lasi platsil lõpuks. Jaa, lõpuks sai töö juures ka aja klappima. Ja mina, Raul Õessar. Räägime täna mõistagi, kui saadet ette valmistasin, siis absoluutselt ei olnud sellist tunnet, et 3 päeva tagasi oleks eelmine saade olnud. Meil oli vahepeal Premier League voor, siin oli Euroloos, jututeemasid on MM-finaalturniirist rääkimata, nii et hakkame siis Eesti asjadega pihta. Nagu no järelikult tegime õige otsuse, kui otsustasime 2 korda nädalas teha. Ma ei tea, kaua meil see saade oleks järgmine esmaspäev muidu läinud. Aga alustame Premier League'ast, nagu Eesti asjadest me ikka räägime kõigepealt. Ja võib-olla sobiv oleks arvestada siis ka Kuressaare mängust. Märten, sina siin endise Kuressaare mehena, Kuressaare legendina oled 0-mäng Transi vastu. Oli hea tulemus Kuressaarele? 0-0 siis oli jah, see skoor. Kindlasti ei olnud hea tulemus, aga kohutav ka mitte, et ei lastud seal Transi tabeli põhjast tulema, aga oligi samal päeval olime teise Kuremehega, Valmasega olime trennis ja enne trenni ütlesin ka, et tavaliselt need mängud Kures ka, et kui on nagu 3 punkti on enne siuke suht kindel tulema või nagu tabelisse tahaks need 3 punkti kirja panna, et kõik märgid näitavad, et siit võiks ju 3 punkti tulla, et nendest on ikka nagu väga head päeva vaja ja väga tihti see 3 punkti niivõrd lihtsalt ei tule ja see mäng oli ka selline, et jäi 0-0, mis ei ole ka tavapärane seis Kure Transi mängudes, et harva need mängud 0-0 jäävad, aga ütleme, et mõlemal tiimil XG-d oli kõvasti, et seal ragistati raame ja häid võimalusi raisati mõlemalt poolt, et see mäng oleks võinud igale poole kukkuda, et kindlasti peale mängu ma arvan, et mõlemad tiimid on natuke pettunud, et ei saanud seal 3 punkti kätte, et selline mõnes mõttes pettumust valmistav viik mõlemale meeskonnale ja lõpuks 0-0, et aga jah, vähemalt kaotust ei tulnud ja Narvat sealt põhjast lähemale ei lastud, mis ka hooaja mõttes ikkagi on oluline, aga arvestades viimase aja head Kuressaare hoogu, siis oodati ja loodeti 3 punkti, aga tuleb punktiga leppida ja 0 taga, et Nõmmele ka natukene rõõmu andsin talle just Raplas Kingsepi juures putsad ära ja tuleb välja, et uued putsad või korras putsad siis toimisid hästi 0 taga ja tõi mulle Fantasy's ka punkte, nii et saab rahul olla. Mul tundub ka, et Trans on ikkagi selgelt rohkem see, kes on seal õnnetusele viigipunkti üle, sest tõesti, nagu sa ütlesid, tabeli põhjast tulema ei saadud, see oli nagu koht võimalusi oli, tegelikult löödi ka värav, mis seal tühistati. Trans teeb võõrsil 17 peale lööki, see ikkagi selle hooaja Transi kohta on väga kõva sooritus. Muidugi sihikuga tuleb veel kõvasti vaeva näha, 4 vist läks raamidesse, aga statistika oli päris nagu korralikult isegi Transi kasuks, mis oli ehk siis tegelikult ju siiani nagu ametlikult välja kuulutamata peatreener Iri teeb päris okei tööd. Jah, et jällegi nagu eelmine saade ka rääksime 3 päeva tagasi, et Transil nagu mingid elumärgid on seal Iiriga, et natuke seda võistkonna kuju nagu muudetud formatsiooni ja Pušanatsa oli pingil üldse seekord, et seal kaitses on ka natukene asju ümber muudetud ja lihtsalt kas need muutused saabuvad nüüd piisavalt kiiresti, et sealt hakata sealt august välja ka ronima? Kui sa vaatad just, eks sealt 2 viimast mängu on olnud Nõmme Unitedi ja Kuressaarega nüüd, et kui sa nagu tahad sealt võtma hakata midagi, siis neist 2 mängust 1 punkt on ikka vähe selgelt. Jah, praegu 6 punkti on tabelis vahe Nõmme Unitediga, Nõmme United siis natukene tuli selges vastu selles voorus, kuna nemad kaotsid ja Trans siis 1 viigipunkti sai kätte, aga ikkagi Narva jaoks endiselt üsna, või mitte üsna, vaid ikka väga õnnetu olukord. Samas tegelikult, kui nagu vaatad palju mängida on ja 5. kohanigi on 10 punkti, et see ei ole mingi meeletu vahe nüüd ka, et võta sealt võit 2 ja on palju ilusam juba. Aga neid võite 2 oleks väga vaja Nõmme Unitedi vastu, kellega nad just mängisid. Järgmine Tammeka, eks ole, kes on heas hoos ja siis hakkavad sul seal Levadiad ja asjad tulema. Jah, Transil oli ju praegu see seeria, kus me ju rääkisime kogu aeg, et nüüd mängivad nende kõvade tiimidega ära ja siis tulevad need punktimängud, aga punktid on visalt tulnud. Nii et jah, mõlemad tiimid said sealt 1 punkti juurde, selle Premium Liiga 3. 0-0 viik, hooaja 3. 0-0 viik siis. Päris vähe, 16. voor juba. Esimene 0-0 viik, mis ei hõlmanud Tammekat ja Vaprust. Ja teisipäevane mäng siis toimus Pärnus, toimus Vapruse ja Flora vahel ja seal oli ka ikkagi, ma ei tea, kas üllatus oli õhus või pigem ei olnud, aga Vaprus seda mängu juhtima läks 1-0 ja
natuke võib-olla saab seal peeglisse vaadata Evert Grünwald, kes Kaur Kivil asemel sai ju võimaluse ja alustas ja selle esimese värava puhul Senderist tuli, ta sai käe vahele ja lükkas selle täpselt põrale pea peale sinna ja siis sai tühja juba lüüa. No Grünwald on tegelikult, kui vaadata, mänginud, vist augustis oli tal äkki viimane mäng eelmisel hooajal Premium-liigas ja ta on mänginud pärast seda 3 mängu esiliigas, sealt ka üks ei olnud, kus juures täismäng, ta võeti 66. välja, et minu meelest see oli nagu selline teadlik koormuse jaotamine, et sul on sisuliselt nagu hooaja jagu väravavahine mängupausi, et mingid väikesed valearvestused ikka tulevad, muidu ta oli täitsa nagu oma tavapäraselt tasemel ja okei, aga jah, värava puhul tõesti natuke hindas palli lendu valesti, lasi üle näppude. Kuigi samas saab nagu öelda ka, et kui sul tagumises postis on mees täiesti vaba, et siis peaks seal ka kaitsjad ka nagu olema, et see ei ole väravavahi süü, aga selline naljakas mäng oli natukene, et kui ütleme statistikat vaadata jälle, hea näide sellest, et statistika ei määra mitte midagi, kui sa statistikat vaatad, siis Flora oli nagu väga selgelt üle peale löökide kõigi asjadega, nurgalöök esimesel poolel 9 juba ja kõik jutud. Aga mänguliselt tegelikult see vahe ei olnud üldse nii suur. Et Vaprusel ikkagi minu meelest on, nad Lepikust tunnevad puudust just nagu, okei, Lepik ei löönud ju tegelikult hooaja algul siin väga palju väravaid, aga see, mismoodi kaitsjad temaga võitlema peavad, tegelema peavad, jätab teistele ruumi ja praegu selline fookus seal tipus on minu meelest puudu nagu Vaprusele. Seekord alustas Limberg seal tipus, Põder mängib seal üleval, eks ole, sul on mehi, keda sinna panna, pingilt on Kauber võtta, aga keegi ei ole päris seda tüüpi mängija ikkagi, eks ole, et see rünnaku ülesehitus, seal oli neil tegelikult isegi üllatavalt palju ruumi. Et vahepeal ka Flora pingi pealt kõlas, et kaitseliini vajuks nii alla, sest et kaitse ja poolkaitseliini vahele jäid liiga suured augud ja kui sul on Tristan Pajo, siis seda auku ei tohi jätta sinna eriti. Aga et jah, Vaprusel pall liikus väga ilusti, rünnakust värav tuli ka väga ilusti üles ehitatud, aga tegelikult ega neil väga palju rohkem võimalusi ei olnud. Et teisel poole ajal mingid üksikud šansid, aga Flora ikkagi mingil väärisid seda võitu, ütleme niimoodi, see tuli napilt skoori mõttes, aga nad ikkagi võtsid lõpuks klassiga ära. Taas see, mis Floral on olnud sel hooajal varemgi, et kui ründajad natuke paremini lõpetaksid rünnakuid, siis oleks kindel võit kotis ja 3 punkti palju varem juba kindel, et ei pea seal lõpuni higistama. Aga jälle samas hea näide meeskonnale, et kui lööb Kreida ja lööb Pihela, Premium-liigas üldse esimese värava, et kui ründajad ei löö, siis tulevad teised mehed ja löövad. Pihelaga sina ju koos oled mänginud jõhker koll nagu selles suhtes, kui suur ja võimas relv ta on nagu just nagu rünnakul nendes standardolukordades, et pani ju Läti ka selle ühe korra vist oli, eks ju, et ta ei olnud üldse kaugel, et seal mitu väravat lüüa, et mees on tank selle ees. On tõesti, et peaga löömist talle õpetada polnud vaja, et võib-olla jalaga ja selliseid vollisid sedasi natuke koolitatud ja väga uhke debüütvärav. Korralikult tabas seal väga ilus värav, et ta on tõesti kastis ohtlik, on siin erinevates karika ja superkarikal igal pool näidanud. Ma just mõtlesingi, et üllatav oli, et ta ei olnud varem Premium-liigas löönud. Nagu, et... Jah, see oli tõesti üllatav, et Kurest oli ka korduvalt väga lähedal, aga nüüd sai selle esimese kätte ja niivõrd tähtis värav ka, nii et seda oli ka suurepärane näha ja vaata natuke raske on lüüa ka, kui sind väljakul ei lasta. Et seal on see olnud, et mind isegi üllatab veidik, et ta nii väikest rolli on mänginud sel hooajal. Et on seal küll teisi mehi ju proovitud ja keeruttatud. Teda ka prooviti seal algus ikka. Ta on tegelikult Premium-liigas ühe mängu teinud Transi vastu algkoosseisus enne seda... Ja superkarikast ta ju alustas, et seal hooaja algusest ta nagu tundus, et võiks tulla põhimees, aga samas, kui sa vaatad... Kes oleks osanud arvata, et seal Iron Kolla nagu saab ju põhikeskkaitseks tegelikult. Jah, ja võib-olla, nagu ütleme, Kollo võib ju äärekaitses mängida, et võib-olla see natukene mingi paindlikkus mängu ajal on see, miks Vassiljev eelistab Kollot, mine tea, eks ole, ja Kollo on ka hästi mänginud, eks ole, Kolobovi praegu on päris keeruline välja lükata koosseisust kuidagi, nii et sul ei olegi seal tagaliinis eriti nagu miskit, aga just see ka, et kui on mingeid vangerdusi tehtud, siis on jälle Robert Veering saanud pigem võimaluse, et Pihela väga hea näide sellest, et sai šansi, kasutas väga hästi ära, sest ta tegi kaitses ka head. Kahest kaks oma võimalused on väga hästi kasutanud, aga Kollol on ka vasak jalg, et see on ka ikkagi pikalt on Flora mänginud niimoodi, et sul on vasakul pool see vasakuline keskkaitse ja kogu see ülesehitus on niimoodi, et sul võiks olla mõlemal pool nii-öelda tugevama jalaga kaitse, et see annab eelise ja Kollo on seda võimalust väga hästi kasutanud ka ja hooaja jooksul siin väga, väga kiiresti arenenud ja väga hea keskkaitse juba, et seal on konkurentsi on noortel kõvasti ja eks siin näeb, kas tuleb nüüd veel võimalusi või kes seal see Mikko jõudude vahekord seal on, aga neil on tõesti, igal mehel on võimalus ennast seal põhikeskkaitseks mängida. Kolobov on praegu teistest ees, aga
aga teistel on kõigil seal see võimalus olemas, ma arvan. Jah, meenutan lihtsalt hooaja alguses ju räägiti Floral 5 nagu enam-vähem sarnase tasemega keskkaitset, kellest Kollo tundus nagu, et on see selgelt nagu paar aastat noorem ja mitte nii kogenud, eriti keskkaitsena, eks ju, ta tuli ju sealt ääreründe positsioonilt sisuliselt keskkaitseks. Et need ülejäänud 4 ongi Kolobov, Vaher, Veering ja kes siis ongi Pihel, eks ju. Et kõik enam-vähem sama vanad on ju sarnase tasemega mängijad, et kes seal nagu hakkab selleks põhipaariks siis kujunema, et aga nüüd Vassiljev on mingil hetkel oma vastused kätte saanud, aga lihtsalt Floral praegu oligi Tovstik oli puudu, mis tõttu siis said 3 keskkaitset nagu korraga platsil olla idee poolest. Jah, Kreidalt siis ka päris huvitav mäng, et lõi seal värava, lõi seal teisegi, mis tühistati ja oli ja andis väravasöödu. Jah, ja andis väravasöödu, et oli ikka väga nagu mängus sees tegelikult. No, Balti turniiri seal finaalis ka ta ikkagi näitas siin suurepärast mängu A Le Coqil ja oli täielikult oma elemendi, siin staadionil oli ka hea vaadata, kuskil lahtine pall oli, siis Kreida 3 meetri kaugused libistas sisse, pall oli meie ja tulime rünnakule, et jagas seal palli, võitis tagasi, et on väga hea mineku ja hea tasakaalu praegu leidnud, et on suurepärases vormis ja Flora jaoks kindlasti väga tähtis, arvestades, et euromängud on kohe tulemas, nii et see keskvälli ja see on põhimõtteliselt kõige tähtsam koht väljakul, et Kreida tõesti õigeks ajaks supervormi jõudnud ja tagasi oma parimas mängus, et Flora jaoks väga oluline, et siin kuidagigi veel Levadia kannul püsida ja euromängud ka nii tähtsad kohe tulemas ja Gruusia meistriga võiks ju, kui Levadia eelmine aasta suutis nüüd üle mängida, siis Floral on ka, kindlasti on võimalus olemas, võib-olla Gruusia tiim kerge favoriit on, aga võimalused on kindlasti olemas ja vorm tundub, et suveks on ajastatud ikkagi päris hea. Jah, no euromängudest jõuame veel natukene nii-öelda korraga ka rääkida, aga Floral siis ikkagi naasti võidureele pärast seda Levadia kaotust ja tõesti neil nagu peale selle ühe mängu, mis oligi Eesti kõige tugevama meeskonna vastu hetkel, ikkagi asjad jätkuvalt üsna hästi. Aga kellel ei ole asjad hästi, on siis Nõmme Kalju, kes siis, oleme siin viimastel nädalatel rääkinud ka, et kuidagi natukene on mingisugune nagu siuke võbin seal sees, et ei ole nagu sellist kindlust nagu hooaja alguses paista enam. Ja saadi siis Tammekalt kodus 1-2 kaotus, et teine juba selline kaotustabeli teise poole meeskonna vastu, siis kuigi Tammeka nüüd tõusis tabeli esimesse poolde, aga ütleme, Vapruse vastu ka ju alles hiljuti kodus kaotas Kalju, et nüüd siis Tammekale ja see oli ikka päris vägev mängu lõpp eriti. Ja ei saaks üldse öelda, et Tammeka poleks seda võitu väärinud. Jaa, et ega ikka väga üles-alla käib see asi ka nagu neil, et ma vaatan, et eks ole, Paidele, aprillist juba tegelikult. Paidele kaotus, siis võidad Unitedit suurelt, siis kaotad Vaprusele, eks üllatuslikult, siis võidad Transi, kaotad Florale, et sellist head minekut ei ole sisse saadud kuidagi ja võtmemängijaid kaotatakse ka natukene, see on nagu oluline. See on järjest, nagu need keskkaitsed on nagu korda mööda mingi mängukeelu all, nüüd on 2 tükki korraga. Kas on tavaline keeld, eks ole, või siis jälle punane võetud, või saab keegi vigastada. Podoljusin oli vigastatud, eks ole, siis jah, nüüd on tal punasega mängukeeld, Masjakul punasega mängukeeld, järgmine mäng on hea lihtne, Levadiaga hea minna sinna. Männila on, eks ole, vigastatud, loodame, et ei ole midagi hirmus tõsist, aga kole nägi välja küll, et oluline mängija ja kuidagi jah, seal vahepeal jäi mulle küll nagu silma, et Andreev nagu ei tea ka päris täpselt, mis tal see parim koosseis on, et küll tal seal, ütleme, Ivanov alustab, siis ei alusta jälle, sellised asjad, et tegelikult selline mees, nii võtmemängija peaks nagu sul paigas olema kindlasti, ju ta siis näeb midagi, et seal nagu ei ole piisav, et mingid sellised väiksed tõmblused, ütleme, nagu need jätavad sellise mulje, et nad ei ole enesekindlad, nad ei tea päris täpselt, mida tegema peab igas mängus selleks, et nagu asjad kätte saada ja ega nüüd ju ka tegelikult lähed juhtima ja siis 5 minutit hiljem lased sellise, õnnetu, aga sellise totra oma värava, eks ole, kõigepealt oli vist kaitse rikošett ja siis veel Bergist kuidagi pall väravasse, et õnne ka ei ole selle kõige juures. Jah, sa mainisid Männilant siis ka vist, ma saan aru, et ei ole veel päriselt teada, mis siis nii-öelda see põlevõigastuse ulatus või täpne skaala on, aga mingi lootus on, et päris sellist aastast pausi vist ei tule, Märten, sinul mingisugune väike info oli kuskil? Jaa, ega siin ametlikku ei tea ja midagi sõnum ära ei hakka ega midagi, aga ütleme, et lootust on, et ei ole kõige hullem nendest diagnoosidest ja võimalikest, eriti mis seal videos tundus, et
et lootust on, aga Kaljul tõesti näitab hästi ära, kuidas jalgpallis nagu väga kiiresti võivad asjad muutuda, et hooaja alguses no suurepärast mängu näidati, tuumik oli kõige rohkem paigas, noh kõik asjad olid kõige rohkem preemias paigas, seal juba päris paljud lugesid, et äkki see aasta Kalju tuleb tagasi ja kulla peale ja see ja järsku sul läheb, Q2 läheb mööda ja kaotad seal siin-seal nii suurtele kui väikestele ja juba oledki kriisis, et väga kiiresti jalgpallis asjad muutuvad ja mõnest väikesest faktorist võib ikka väga palju oleneda, et nad ei ole seda, kogu aeg on keegi vigane, keegi puudu, ei ole seda, täpselt seda koosseisu leidnud, mis siin sügisel ja kevad alguses mängis ja noh, see kaitseliin või kas isegi eelmine aasta Kaljuga mängides väga keeruline oli, see oli ikkagi Podo ja Tambedu ja mehed tippvormis, kes kaitses sealt, noh, ei olnud nõrka lüli, kust läbi minna, et muidu igal tiimil ikka tavaliselt mõni niisugune koht on, aga mingiks hetkeks oli tõesti väga paigas neil see tuumik ja mängupilt ja ülesanded ja kogu see suhtumine ja energia väljakul, et aga paar ebaõnnestumist, paar vigastust ja väga kiiresti võib see asi muutuda, et praegu on neil jah, korralik väljakutse ennast seal kõrges mängus sees veel hoida ja saavad Eesti kõige suurema väljakutsega nüüd tegeleda, ehk siis FC Levadiaga, nii et põnev jälgida, aga jah, ei ole, ütleme, et endal ka Fantasy's Kalju valikud ei ole see aasta nii palju tassinud üldse, kui alguses lootsin, et alguses läksin kohe Kalju 3 mehe peale, teadsin, et sealt hakkab tulema, aga nendest... Algus korra tuli ju tegelikult seal, esimesed voorud siin räägiti, et kas Kalju võiks olla see võistkond, kes kaotuseta paneb jälle hooaja lõpuni, väga voolanud vesi juba. Lahe näha ja nagu põnev, et ei ole siin midagi kindlat, et ei tasu siin ette midagi kirjutada ja loota, et kõik tuleb ikkagi raske tööga välja teenida ja seda head hoogu nagu hoida on ikkagi vaimselt ei ole üldse mitte lihtne. Ja Levadia järel kohe Paide ka otsa, eks ole, et sealt ka juba, praegu vaatad, et Kalju ja Paide, üks on nagu hirmsas augus ja teine alustas hooaega hästi, vahe 4 punkti, eks ole. Et tegelikult 2 vooruga täiesti võimalik mööda minna. Mina vaatasin praegu, et Floral, Kaljul ja Paidel kõigil on 5 kaotust sel hooajal. Ehk siis tegelikult vahe tuleb sisse võitude arvult, et Floral on 10, kusjuures üks mäng vähem peetud, on ju. Kaljul 9, Paidel 7. Aga kaotsi kõigil 5 tükki, Levadial endiselt siis, nagu me teame, 0. Ja kui sealt edasi minna, siis Tammeka 7, Pärnu 8 kaotust, et see on nagu see vahe väga suur ei olegi niimoodi vaadata. Kas see on veidi kummaline nagu see, et Kaljul on ju tegelikult Levadia tasemel kaitse. Levadia lasknud 12, Kalju 13, aga just, et see, et tulemusi ei saa kätte, eks ole, aga nüüd ka lased 2 ja veel lased niimoodi, eks ole, et värava võtab sul penalti ära, ma ei tea, kui seda penaltiks väga saab nimetada, see oli lihtsalt veeretamine värava suunas minu meelest. Ja siis sa lased ikka veel viimasel lisaminutil veel tulla, et hea küll, selleks hetkeks oldi 9, aga kuidagi pead suutma ära tappa selle asja nagu, eks ole. Aga see mängu lõpp oli ikkagi raju, selles suhtes 2 punast suhteliselt lühikese aja jooksul, eks ju, mõlemad ikkagi selged otsused, kusjuures Rasmus Maalinnal ikkagi päris nagu selline paha mäng oli, et ta ju alguses selle esimese poole lõpus andis sellele, kes oli Kauan Pereira, kelle ta andis ju punase kaardi selle õhuvõitluse eest, mis nagu kordust vaatasid nagu mida sa seal nägid? Okei, seal oli nagu Vašuka haaras vist kohe ninast kinni, seal käsi oli nagu natuke eemal, aga tegelikult mingit lööki seal ju ei olnud, on ju. Isegi see kollane kaart tundis nagu natukene palju, mis sealt nagu varri kaudu tuli. Ja siis mõlemad need olukorrad seal lõpus ka ju ta ise vist, mul tundus, et kumbagi ei näinud, et üks tuli vist abikohtuniku, see penalti tuli ju abikohtuniku abiga, ta lasi ju korra edasi mängida, siis tõmbas tagasi. Ja see teine punane kaart oli ka alguses, tema oli kollane. See Podoljuusini oma see oli see, et ta saad seal kuskil küljejoone juures, et sul võib tõesti tekkida see, et kas see nüüd on nagu ilmselge rünnaku mahavõtmine, et võib-olla tahad videost natukene kordust, eks ole, ja kõik, aga jah, ütleme, hästi nagu ei läinud, et linnuke läheb ikka kirja, eks ole, punane andmata. Mitu nagu valesti antud asja, olulist otsust. Aga jah, kui vaatad, nagu mis mahtus 89 kuni siis 90+7 minutit, siis see üks sõge lõpp täiesti. Ja elukutselise penaltilööjana tahaks veel mainida seda ka üpris kummaline minu meelest ja ma arvan, et see ei saa küll õige protsess olla või nagu lööjatele, et sul paned lööja, paned palli paika, paned lööja paika, paned mehed karistusala joone taha paika ja siis lihtsalt ootad ja küpsetad, ootad seda varri kinnitust ja arvestades, kui kaua tavaliselt läheb ka nende varri kinnitustega aega, kui on natukenegi keerulisem olukord, tihti mitu minutit, siis see ei ole küll penaltilööjale ega kellelegi, tavaliselt seal ikka ütle, et seda kinnitust veel oodatakse, seal hoiab pall käes, käivad ringi, mis iganes suhtlus, et lihtsalt ootad seal penaltipunkti peal, pall on valmis, kõik on valmis, ootad seda kinnitust. 90 minti jalgades ka veel on ju. 96. minutil, et seda, ütleme nii, et
ma ei tea, mis see reeglid seal ütlevad, aga mänguliselt küll, ei ole näinud küll tippjalgpallis, et niimoodi tehakse või oodatakse, et seda soovitan üle vaadata ja võib-olla niimoodi mitte läheneda sellele asjale, see ei ole lihtsalt, üks on jah see penaltilööja, aga lihtsalt see ei ole nagu, ma ei tea, jalgpallis nii ei käi asjad. Kuidas see on see väljend, et mingid asjad ei vasta jalgpalli vaimule? See on vist minu meelest täpselt see koht, et lase jah meestel olla, et vaadake oma asjad üle ja siis hakka seal nagu paika panema. Aga tundus, et selle penalti on siis nagu, mille Berk siis siis püüdis, eks ju, on siis nii-öelda see, mis selle mängu tulemuse lõpuks otsustab, aga võta näpust, mingisugune 20 sekundit läks aega, seesama Pedro Manuel jäi sinna ettepoole ja lõi ikama värava ära, ehk siis nagu mingis mõttes nagu õiglus võidutses, on ju, kui sa selle penalti ootamise või praadimise ka veel välja tõid. Ja ma ei tea, mis tunnete möll selle Brasiilia mehe sees võiks käia nagu, et eksid penalti ja siis nagu mitte siis nagu tagasi põrkunud palli, vaid nagu täiesti järgmises olukorras juba ikka lööd ära. Eksid penalti, vastased lähevad kontrasse keskkaitse, aga ei tööta, ei jookse 100 oma poolele tagasi, kuna vastased on, ei tea mis tunne tal seal oli, et ta otsustas sinna rünnakule tagasi ja ta mõtleks küll keskkaitse, seal viimane minut vastased lähevad veel kontrasse su penalti eksimuse järel, et peaks esimene ainuke mõte peas olema see, et peab võimalikult kiiresti tagasi saama, aga ma ei tea, kas usaldas oma instinkti või millest see tuli, aga jäi ette ja pani selle võidu ära, et tõesti Tammekale suurepärane võit ja jätkavad oma head hooaega, nagu juba ütlesite, et ei saa öelda, et see ei olnud välja teenitud, et see oli ikkagi kõva esitus Tammeka poolt ja mind on küll üllatanud positiivselt see aasta. 3 aastat polnud Kaljut võitnud, et päris suur asi nagu selles mõttes. Ja Tammeka tõusiski nüüd ju sellest nii-öelda lihtsurelike esikohale, et viiendale kohale, neil on mäng vähem palju peetud ka, okei, see mäng vähem on Floraga, aga jah, Vaprusega siis võrdselt 20 punkti ja Harjust 1. Praegu laseks nagu Tammeka ja Flora vastamisi, siis ma küll nii väga kindel ei ole, et Flora selle ära võtaks. Nad on soosikud selgelt, esimene omavaheline läks ju Tammekale. Nad on soosikud selgelt, aga ja okei, lihtsurelikest esimesed seal 5. aga ega siis mäng vähem peetuna Bideni on 5 punkti. Et jah, mingi hetk nagu tundus, et ükskõik kui kehvad seal üleval otsas mingid meeskonnad on, et see top 4 ja ülejäänud, et see vahe tuleb ikka sisse, aga ei ole tulnud, ei ole lastud. Ja seal on sellest tagumisest viisikust või kuusikust on või kuuikust on need meeskonnad nagu tõusnud sinna veerele ja siis langenud tagasi. Vahepeal tõus Vaprus, langes ära. Harju tõusis, tundus juba, et läheb seal paidust mööda. Keegi ei pane nagu sükest korralikku pikka seeriat kokku, et siis ei saagi sealt mööda ka, jah. Jah, et äkki nüüd on siis Tammeka kord olla ja siis ma ei tea, järgmine on siis Kureva. Sest United oli ka ju alguses, kes käis seal ära. See on tõesti äge, et kuidas seal 9. ja 5. koha vahel on, teedki 2 võitu võtad järjest, oled ülemineku mängu koha pealt, oled 5. koha peal, elu on kuld ja siis jälle paar mängu möödas võid uuesti ennast seal alt leida, et nagu Poola liiga juba. On aina ühtlasemaks läheb see asi, et seda on jälgijana eriti eemalt nüüd natuke pingevamalt jälgida, on põnev, et tõesti raske on ennustada ja siin palju ägedaid tulemusi ja tõesti see, et 2. kuni 4. kohal on juba 5 kaotust hooaja sellises faasis, tavaliselt see on selline kaotustarv, millega sa hooaja lõpus, kui meistriks tuled, siis on umbes siuke kaotustarv, mitte rohkem üldiselt, et siin nende märkide järgi on tõesti, Levadia on ikka väga-väga kaugel eest ära, et tõesti iga 3. mäng kaotada selle tempoga meistritiitlile, need teised suured lähedale küll ei jõua. Floral oli eelmisel aastal 6 kaotust, nüüd on 5 koos. Ja see 6 oli ju selline erandlik hooaeg sisust, et seda oli nagu palju meistri kohta tegelikult. Aga kui sa ütlesid, et mänge on keeruline ennustada, siis ma selles suhtes vaidleks vastu, et Levadia mänge ei ole keeruline ennustada, Levadia siis võttis 10. võidu järjest juba Nõmme Unitedi üle, aga jälle United kipub kuidagi Levadial olema selline keeruline vastane. Kui sina seda mängu kommenteerisid? Ma ütleks, et seal oli Levadia iseendale keeruline vastane eeskätt, et seal nagu alustati väga hästi, löödi ära, ma ei teadnud, et Maksimilian Skvortsov nii kõrgele võib põrgata ja nii, ikka suurepärane pealöök minu meelest, ikka väga hästi löödud. Ja täiesti mäng kontrolli all. Siis tuleb Iborole kollane, mille peale küll Levadia pink kõvasti protestis, et õlg-õla vastu olukord ei ole selline ilmselge võimalus äravõtmine, seal oli Peetson oli kaitses veel nagu allpool selgelt ja vist ka on Vankva veel täiesti seal kõrval ja et esimene viga alles, hea küll, võib vaielda. Ja siis teise tegi Iboro täiesti ise, jäi palliga jokutama, Costa Obusu peaks olema nagu suht tuttav mängija ikkagi juba kõikidele Premium Liiga mängijatele, et sa tead, et see on kiire mees, see on kiire jalaga, ta teeb paar kiiret sammu, tal on täpselt see, et varvas vahel ja siis vaatame edasi, et äkki tuleb midagi sealt. Enamasti ei tule, aga vahel tuleb ja näed, nüüd tuli, võttis seal pärast veel kollaseid kaarte ja asju.
vastastele välja ja noh, selline déjà vu tunne natukene, et Unitedi Levadia esimene omavaheline mäng sel hooajal ju läks ka samamoodi, et punane kaart siis Tanel Tammikule toona ja Levadia päästis selle ära seal 87. minutil ja noh, nüüd siis päästsid ka ära ja Vankvo tundub, et on mees, kes lööb ainult väga olulisi väravaid. Tammekale lõi siin paar vooru tagasi ja enne koondisepausi just ja lõi nüüd ka. Ja noh, ikkagi see Levadia rahulik enesekindlus, ka ütleme treeneri julgus jätta seal palju ründavaid mängijaid väljakule, liigutada neid platsil, et noh, ei näe väga sageli Joao Pedrot mängimas seal ühena 2 alumisest keskpoolkaitsjast. Aga kui on vaja, siis teeb seda tööd seal ja tal on jällegi kiirust, kui sa tahad, eks ole, rünnakul suruda 10 mehega, siis sul peab olema keegi, kes seal tagasi tõesti jõuab ka kiiresti töötada, tegi seda väga hästi. Peetsonit liigutati mängu jooksul mitu korda, alustas poolkaitses seal 6 peal nagu ikka, siis vahepeal tõmmati allapoole 3-sesse või allapoole ka kaitsesse pärast Iborot, siis kui 300 kaitseliini peale mindi, siis lükati jälle ülespoole, et noh, see selline võimekus ikkagi nagu meeskonda muuta kogu aeg. Väga oluline ju ka see, et Ainsalut ei olnud, oli mängu keelu all, mis tähendas seda, et noh, sellist nagu rombi paremat äärt minu meelest nagu selles mängus väga ei olnud, natuke teistmoodi mehed, natuke teistmoodi liikumised, et jah, noh, see läheb ikkagi suhteliselt palju ju Zaho Vaiko peale, et sul on see võimekus jooksvalt mängu muuta, kogu aeg vastasid segadusse ajada, no ja lõpuks töötas. Jah, kusjuures Tammeka mängu puhul jäi ka nagu mainimata, et Karel Voolaid tegelikult roteeris päris julgelt selles mängus. Ja no kõik tegelikult roteerisid seda topeltvoori asjad. Ma tahtsingi just tulla, et United ka ja Žedakovski ka etis seal ju pingile Saka, Beglašvili, eks ju. Ja... No Sakast võis nagu aru saada pärast mängu, et ta nagu oleks mänginud, et küll jõuab, aga et aru saadav, et kui tuleb nüüd juba laupäeval tegelikult ja laupäeval ka mitte õhtune hiline mäng, vaid ikkagi 14:30 mäng juba, et hakkad nagu see Jürgen Klopp juba rääkima, et aga noh, oluline mäng Harjuga otsese konkurendiga, et see on selge, et kui sa kuskil annad puhkust, mis mind üllatas, oli muidugi see, et noh, Andrei Frolov oli ka kaartidega puudu, et sa võtad Frolovi välja, Frolov on väljas, sa võtad Saka välja pingile ja sa võtad ka Ostenbrinki pingile. Ja paned sisse 15-aastase Krasnovi põhigus. Jah, etteründajaks, kes oli väga tubli, aga noh, kes jäi seal ees väga üksinda ka lihtsalt, et ja jällegi Radomski sai debüüdi, eks ole, oli väga tubli minu meelest, et noh, Unitedi klassika, et noortel ikka võimalusi natukene ja kokkuvõttes tegelikult noh, need ei ole need mängud, kus Nõmme United peaks nagu punkte võtma, kui tuleb, nagu tuli hooaja alguses boonus, aga Harju mäng kindlasti nende jaoks väga palju olulisem. Ja noh, nende jaoks oli ikkagi tähtis ka see, et nad eelmises voorus Transi võitsid, et sealt saad jälle mingi siuke väike, mida ka Beglašvili tunnistas tegelikult, et natukene läks mast maha, et vist oli 4 kaotust neil järjest, ja ka just selliste omasuguste vastu. Et pisut jälle ülesmäge ja noh, siit sellest mängust ka palju kaasa võtta. Mis ma tahtsin öelda, et tegelikult tasub siis proovida, tasub noortele võimalusi anda, sest noh, mõlemad meeskonnad, nii Tammeka, noh, kes saigi võidu kätte, kui United, kes tegi Levadia elu keeruliseks, nad mängisid ju hästi, et ei olnud see mingit äralangemist või noh, sükest asja nagu see Klažnikov tegi kunagi Tammekaga, mäletate, kui Floraga oli mäng, siis pani reaalselt saatis duubli Tallinnasse, et hea, et ise kohale tuli. No see oligi vist hooaja lõpp ja natukene no see oli jah, mingi paari päeva pärast oli ma ei imesta mingi kurega mäng või mingi siuke nagu minu meelest oli see umbes mingi ala püsima jäämise peale enam-vähem või midagi üleminekust pääsemise peale või midagi siukest, et noh, see oli tõesti nagu oluline mäng, aga jah, et võib-olla nagu päris nalja ei maksa teha, kusjuures nagu noored poisid olid väga tublid, aga noh said ikka mingi 6 vist. No jaa, aga noh, võitlesid nii nagu suutsid, aga enamikul oli seal esimene või teine Premium-liiga mäng ja noh, kindlasti esimene algkoosseisus, et päris nii ei saa. Aga noh, Levadiast see Kaua Taavi, kelle roll on ikka päris väike olnud selle hooajal, eks ju, ta oli siin hooaja alguses mingisuguse traumaga ka hädas. Rääkisime Flora tagaliinist, kelle sa sealt Levadia kaitseliinist pingile peaksid mängima nagu äärekaitses on sul Livak Saliste ja siis keskel on sul Iboro ja Nvankvo, kes on mõlemad väga head olnud ja siis kui nagu tõesti on vaja midagi valida, siis tõmbad Peetsoni lihtsalt allapoole, et noh see... Ei noh, see selleks, aga noh, tuli platsile ja kohe eksis, mis tuli siis Unitedi viigevärav, eks ju. Ja, aga noh, see võiduvärava emotsioon ja see, noh, Peetson ütles ka, et noh, vaata, et magusam kui see tervivõit on ju, et seal, ja kusjuures pärast seda väravat, mis tuli ise ju suhteliselt hilja, mis minut see oli 85, eks ju. Pärast seda ju United tabas veel, Mattis Palts tabas ju Posti või Lätti, kui see oli? Ei, Posti, Posti. Jah, Posti, et see... No seal oli veel ikka segadust Valneri väraval, mingid löögid, mingi asi läks talle sülle seal nagu head positsioonilt ja nii edasi, et selliste mängude võitmine on ju tihtipeale magusam. Peetson ütles ju otse. Parem emotsioon kui Flora vastu.
kuigi see, ma tahaks ikka meelde tuletada seda külakuhja, mis selle Ainsalu värava järel see ei olnud väiksem külakuhi, mis seal tehti praegu seal Männikul. Ainus vahe oli see, et Zahovaiko ise ei läinud, sest et vaata ei olnud nii hiline hetk, ei olnud nii otsustav ja tal oli täpselt, ta hakkas nagu minema juba, siis tuli meelde, et oot, meil on mängida veel ja siis hakkas seal korraldama kellegagi midagi, et tee seda. Just. Jah, aga 10 võitu järjest, vaatasin rekord vist Premier League'is peaks olema 16, Levadia endal 99 ja 2002 hooaja peale vist kokku, et me peaks hakkama sellest rääkima vist juba, et ega siin nalja pole. Nagu praegu ei paista, et kuskilt, siin oleks väga vabalt võid juhtuda, aga kas see on pole nüüd järgi vaadanud, kas see viimase paari aasta kõige pikem võidu seeria? Peaks olema küll, jah. Puuselt tulgaks öelda, küll ei mäleta küll sellist seeriat. Ei ole ammu olnud, et tõesti... Ainus, mis meelde tuleb, on see, kui Nõmme Kalju alustas hooaega 9 järjestikuse võiduga. See oli, mis aasta see oli, 2013-14 mingi süke või? Äkki hiljem isegi natukene. Kus esimese ringi, täisringi võitsid kõiki davai juba... Ja kas lõpetasid 4. mõtted ja siis läks teine ring läks umbes täpselt nagu see, mis üles läks teises ringist täpselt alla. Lõpetasid mingi 4. või kuskil jah, süksel täitsa... Meistriks nad kindlasti. Õnnetul kohal. Aga ütleme, kui kuskil nagu Levadial midagi näpu vahelt minna võib, siis 2 järgmist mängu. Et Kaljuga, Kalju hoog on kehv ja mehi on puudu, aga suurteks mängudeks tihtipeale nagu pekstakse ennast käima kuidagi ja siis tuleb ju kohe jälle Tallinna derbi ots. Jah, mitte nii kohe siis nagu nädala sees, aga see Jaani nädala lõpus siis on ju, et on 2 nädalavahetust järjest. Aga need 2 ära võtta, siis rekordid püüdma, aga seal on see euromängud ka vahel ja see on seda rütmi nii-öelda, see oli kures mängides, see oli alati kõige suurem, kõige parem aeg, kõige magusam aeg, kus võtta punkte ja reaalselt nii oli. Iga aasta põhimõtteliselt ikkagi jäi midagi näppude vahel suuremalt, vahel väiksemalt, aga midagi jäi. Et need on need perioodid, kus tippklubidel on kõige raskem ja see fookus lihtsalt on mujal. See on arusaadav ja peab ka olema, et tuleb nii-öelda suunata kogu ressurss selle nii-öelda kõige tähtsama peale sellel hetkel ja saada nii-öelda miinimumiga seal hakkama, aga tõesti, 10 kesi, 10 võit järjest ja oskavad nautida ja tähistada ja hinnata neid võite, et seda hoogu suudavad jätkata, siis siin võib tõesti suve lõpuks asjad päris selged olla, aga jah, nagu enne ütlesime, et siin ette ei tasu midagi kirjutada ja rutata, et on varem ka neid tiitleid enne välja kirjutatud ja on juhtunud asju, nii et vaatame jälgima, aga praegu siin jah, pole küsimuski, on peajagu üle olnud kogu liigast ja liigatabel näitab täpselt seda. Jah, ma vaatasin natukene teise pilguga seda, et Levadia edu siis teiste klubides on 6 aega hetkel, ehk siis nemad olid 6 aega tagasi 30 punkti peal, kus Flora on siis praegu lähime jälitajana, et päris jõhker niimoodi mõelda. Nii et peaks nagu olema erapooletu, aga jubedalt tahaks nendes 2 järgmises mängus Kaljule ja Florale pöialt hoida, sest see tabel läheb väga igavaks väga kiiresti, kui seal nagu nädalaga võib olla väga, väga hull. 2 lähimat jälitajat ju tegelikult. Aga mõnes mõttes oleks ju teistpidi äge, kui ma ei tea, Levadia lähekski eest ära ja siis need 2-3-4 jääks seal natukene seal ülejentele ka jalgu, et võib-olla see teisest 9. või 10. Ei, seda ma arvan, et siin ju need nagu, ega Levadial siin on ikka päris sellised keeruliselt tulnud võite sees, mitte ainult nüüd see viimane mäng. Meistri meeskonna võidud, vaata. See Tammeka mäng kõige lihtsam näide. Tammeka Unitedi vastu on niisugused asjad. Et vast nagu mängude lõikes ma usun ikkagi põnevust jagub endiselt. Just, ja üks mäng veel siis meil rääkimata sellest voorust Paide versus Harju, mis me eelmine saade rääkisime, et on kõige võib-olla keerulisemalt ennustatav või kõik siis ülejäänud mängudes oli nagu suhteliselt selge soosik olemas. Ja Paide suutis ikkagi võidu ära võtta, suutis pigistada välja selle 1-0. Üks lööb raami, kui ma õigesti vaatasin statistikat. Ja see värav, mis tuli, oli lõpuks ju Andres Järve oma värav, mis sinna statistikasse ei läinud, aga ega Harjul ka nüüd eriti mingid olukordi ei olnud seal, et niisugune väga võimaluste vaene mäng, et kõige parem võimalus, mis oli see Padamosi olukord, kus ta ju tegi kõik juba ära. Mõtlesin, et kas anname selle Miss of the Season auhinna ära, et seda oli ikka raske üle teha. Eelmine hooaeg oli see Pascher seal Tartus, vaata, kus ta oli nagu ikkagi kontrolli all ja siis lõi tühjast üle või mööda, mis ta tegi sellega. Siin libises ja kõik, eks ole, tast on nagu kahju ka, sest et tegelikult Paidel juba seal ju Kalju mängus, et küll ta püüdis ja proovis ja võitles ja kõik tegi ära ja oli nii õnnetu, kui välja võeti, et jälle jäi löömata, et ta on natukene selline toormaterjal, et
Eesti liigas on viimaste aastate lõikes see Promise Davidi efekt, et tuleb mees alguses hirmsasti teeb, töötab, lööb kõik pallid kuhugi aia taha põhimõtteliselt. Ja kui siis ühel hetkel klikkima hakkab, siis nagu tuleb, aga Padamosil me ei tea, kas tuleb see hetk, eks ole. Tuleta meelde 19-aastane, eks ju, et ei ole mingisugune 24. Päris kõva sammu edasi teinud. Ei, seda kindlasti. Enne ei tahetud üldse peale lasta ja nüüd juba tekitab võimalusi selle peale juba annab ehitada, et päris huvitav toorika on ja tõesti füüsiline võimekus ja kogu see on ka, et kui siin kõik näitajad veel edasi arenevad, siis võib tõesti Paidel olla üks äge ründaja siit tulemus, aga natukene on veel lihvida seda. Aga võidu said Paide kätte. See on nende jaoks kõige tähtsam ja nagu siin öeldi, et kuigi tõesti täielik kriis siin vahepeal olnud, siis ei jää seal teisest ja kolmandast kohast ei jää üldse kaugele ja siin paari vooruga võib tabeli seis olla jälle täiesti okei. Teise kolmandaga mängivad ka nüüd kohe, et selles mõttes ka, kui tegelikult nagu vaadata ka, et keda Paide pingile jättis, siis ka tuli natukene mõelda juba selle nädalavahetuse Flora mängu peal. Alustades Anierist, eks ju, kes võib-olla ongi siin praegu, tema see tervislik seis ilmselt muutub iga, ma ei tea, päevaga üles-alla tundub, et palju ta seal mängida saab, aga seal Pedro Andrade, Cabral oli pingil, eks ju, Ojamaa pingil, et neid käike sealt nagu oli võtta küll, et aga iseasi lihtsalt kas Kink leiab ka nüüd selle oma päris põhikoosseisu, keda siis vaatame nüüd need 2 järgmist mängu Flora ja Kalju vastu, need peaksid nagu olema sellised, kus sa ikkagi lähed seal võiks selge olla, et kellega sa lähed. Aga Paide jaoks on praegu täpselt see, et absoluutselt vahet ei ole, et kas teedki ainult ühe peale löögi mängu jooksul ja vastane paneb selle endale võrku või mis iganes, peaasi, et see 1-0 tuleb, olgu ta kole, ilus, neil on täitsa suva praegu, neil on vaja neid võite lihtsalt hetkel, ükskõik kuidas saad. Seal oleks see mäng teistpidi läinud, Harju võitnud, siis nad oleks Harjuga võrdsete punktide peal, praegu on 6 punkti vahet tavalise, nii et see 6 punkti lahing on nii nagu öeldakse. Aga see terve voor oli tegelikult publiku mõttes oli ikka päris nadi, et see ilm oli ka muidugi ei mänginud üldse kaasa, Paides oli ka, mis oli 125 pealt vaata, et eks ju. Rahvas teadis ette, et ei tule kõige põnevam sündmuste rohkem mäng selle koha pealt, et tõesti selline MM ja ilmad väga kehvad, muidu MM-efekt nii suur pole, aga tõesti väga kehvad ilmad on olnud. Just kolmapäeval, kusjuures teisipäeval, nii Kuressaares kui Pärnus olid head publikud. Pärnus oli üle 500, Kuressaares oli 334, ma vaatasin praegu, et Kuressaare kohta oli väga kõva. Kusjuures Pärnusse sa oleks võid saada selle kolmapäevase ilmaga ka täitsa normaalse rahva, aga kui sa pead Männiku staadionile minema, kus sa tead, et tribüünil ei ole katust, eks ole, ja päev otsa on lihtsalt halli vett tulnud taevast kogu aeg, siis selge ju, et ei isuta eriti ja sõltub tingimustest ikka väga palju ka. Aga Kuressaares 334, see, mis Kuressaare puhul on räägitud, tööpäeva õhtu mäng ja näed, inimesed ei ole kuskile, ma ei tea, põldorima sõitnud. Väga head tööd teinud see aasta publikuga, et on stabiilselt suutnud seda üleval hoida ja on seal on kõvasti tööd tehtud ja õpitud ja on tööviljad hakkavad tulemust kandma, et 273 keskmine praegu. Kahjuks et ei saanud sellele 300 pluss peale seal väravaid või võiduemotsiooni pakkuda, aga ikkagi punkti sai kirja ja kindlasti oli hetki, millele kaasa elada ja ei olnud igav 0-0 mäng, et usun, et jõuavad järgmine kord ka tribüünile ja Kuressaare oma tulemustega ka ikkagi on neid head mängu näidanud ja annab põhjust sinna tribüünile tulla, päris põnevad ja väravate rohkem mängud on. Ja, vaatame kiirelt üle ka ennustuse olukorra punktiseisu, pole mõtet siin pikalt lahata, sellepärast et eelmises voorus siis oli esimest korda see, kus kõikide seda oli täpselt identne, aga uus voor on nüüd ees tulemas, siin on 4 mängu, sellepärast et selle vooru viimane mäng on siis 3 pikk ette pärast meil, ehk siis see on järgmise nädala lõpus toimub see Vapruse ja Kure mäng vist oli, peast ütlen. Ja 4 mängu on siis meil siin regulaarsete ennustajate poolt tabelis, Märten, sina saad ka siis sõnaga sekka öelda, Harju versus Nõmme United, siin on nüüd pakutud kõike, ehk siis Harju võitu ennustavad Chris, ennustab Heiti ja ennustab ka Viivatpet, Unitedi võitu ennustab Kangur, ennustab Laura, ennustab Markus Jürgenson ja mina pakun Viiki ja Märten, kuhu sina oma panuse selle mängu puhul paned, sest see on tõesti päris märgiline mäng, sellepärast et United selle võidu transi üle sai, aga nüüd mõlemad tegelikult on olnud pigem sellised langevas joones hetkel viimastel nädalatel liikunud meeskonnad. Ma ise arvan, et Harju on kerge favoriit, aga see on niivõrd kaalukas mäng ka ja tihti sellised
tabelinaabrid või niivõrd tähtsad mängud, lähen sinuga ühte paati, ehk siis Viigi sadamasse seekord. Tood mulle seltsi, ehk siis enam-vähem selline olukord, kus nagu enam võrdsemalt ei saakski neid ennustusi jaotada, et kõik on pakutud mitu korda. Levadia versus Kalju, siin nüüd jällegi tipptiimide lahing, aga kõik ennustavad Levadia võitu, et siin keegi nagu Levadia vastu ei julge hetkel minna, eriti arvestades, kus Kaljul on ju 2 kaitset. Ma arvan, et jah, kui see eilne mäng oleks lõppenud 11-11 vastu, siis võib-olla oleks nüüd mõtteainet nagu rohkem, aga praegu on ikka, aga isegi keeruline. Ei no jah, aga mõtteainet oleks rohkem, et Levadia oleks soosik kindlasti, eks ole, ja ma arvan, et enamik paneks, aga praegu ei ole isegi mõelda vaja nagu eriti, et see tundub üsna loogiline. Ja tõesti see, et Männil on ka puudu veel, et see ikkagi mõjutab Kaljut selgelt. Julged vastu vaielda mingis osas või? Ei, ma olen ikkagi analüütik ja numbrite inimene ja siin lähen tõenäosusteooriaga ja ütlen, et Levadia võidab. Aga muidugi seal suurte omavahelised mängud, Kalju tihti mõnikord ongi nii-öelda underdogina tuleb peale, siis on ka väga tihti üllatavad, lihtsalt nad on seda nii hästi teinud, et on ajaga saanud juba selleks favoriidiks, aga siin raske seis on neil vaja kokku võtta, aga ennustus jääb igatahes ikkagi Levadia võitja. Ja lihtsalt korra tuletan meelde, kui hooaja algus oli see Kalju Flora või Flora Kalju mäng Sportlandil, kus ka ju tegelikult Kalju nagu suhteliselt ikkagi pragmaatiliselt mängis ja võitis selle võidu ära Flora vastu, et seal ei olnud ka nagu sellist asja, et Kalju oleks mänguliselt üle olnud, aga lihtsalt nagu lahendati oma asjad väga hästi ära ja mänguplaan oli hea. Tammeka versus Narva, mis su analüütiku aju selle kohta ütleb, sellepärast et meie kõik ennustasime siis Tammeka võitu selles mängus. Mina kusjuures korra mõtlesin, vaatasin ka Narval, see Kure mäng oli nagu lootustandev ja see Unitedi mäng ka nagu natuke lootustandev, aga samas praegu see Tammeka vastu nagu sellises lahingus raske minna. Tammeka läheb niivõrd hea emotsiooniga sinna Narva mängu peale, et ma arvan, et seal ei tule asjad nii lihtsalt, kui ennustatakse ja arvatakse. Ja mul täpselt sama tundub see Kure kohta ka rääksid saate algus. Ma seal lähen selles mõttes vastu tuult, ma ütlen, et jääb viiki see mäng. No võt. Ja viimane mäng pühapäeval siis Flora versus Paide, suur lahing, siin on pakutud kõike peale Paide võidu, ehk siis mina, Kris, Heiti ja Viivatpet pakume Flora võitu ja Kangur, Laura, Markus Jürgenson pakuvad viiki selles mängus. Kas tuleb siit üks Paide võidu pakkumine ka? Või? Siit tuleb üks Paide võidu pakkumine. Tuli ära. Paide tõmbab asjad uuesti käima ja usun, et tuleb üks äge mäng. Flora on kerge favoriit, aga Paide kindlasti mängus sees ja et siin vastukaalu pakkuda ja ütleme, et kui kõik pakud sama asja, siis ei saa võita, kui paned pihta, nii et seda ka arvesse võttes, siis ma lähen Paide võidu peale ja ma arvan, et selle ennustusvooru ma siin külalisena võidan ära. Vaatame. Kas ma mäletan õigesti, Tarmo Kink on vist peatreener A. Le Coq Arena'l Flora vastu juba mänginud mingi paar aastat tagasi. Kui oli Stoikovitš oli äkki mingisuguse juhendamiskeelu all, siis ma mäletaks, et just nagu Kink oleks olnud see veebränd neil on veel selle särgiga oli seal Põltsi ääres mingi suvine mäng. Vist küll, jah. Siuke mälestus on igatahes. Kindlasti ta on olnud, aga... Minu arust läinud hästi, kusjuures see mäng veel, aga minu arust siuke mäng igatahes on olnud. Ma arvan, et Kingil elu jooksul A. Le Coq Arena'lt edu elamusi on piisavalt, et siin selle kogemuse taha midagi ei jää ja mehed platsil sul on täitsa õigus. Peavad otsustama hakkama. Leidsin üles, 2024. Jah, paar aastat. Mis see veebränd oli siis? See Mikheim, jah, just. Et kaotsid 0-2. Aga ütleme, Kink selles mõttes oma rolli täitis, et ma vaatan, et selle uudise pealkiri on peatreeneri kohuseid täitnud Kink, peame munad üles leidma. Ehk et oma töödegi ära, eks ole. Jutt pole muutunud ka ajast. Jah, ja eesmärk ei ole ilmselt ka nagu muutunud eriti, aga võttis lühidalt kokku ka, et peab siis nüüd ka küsima, et kuidas nüüd on, et kuidas siis oli nagu peatreeneri tööd teha, et sain rohkem püsti seista, et ega muud vahet ei ole eriti. Okei, vaatame siis Euroloosi ka üle, enne kui MM-i juttude juurde läheme, sellepärast, et teisipäev ja kolmapäev olid siis see klassikaline kõige põnevamad päevad Eesti klubide jaoks aastas, et kus saad teada, kas loosiga veab või mitte. Ja ma ei tea, mis meie otsus on. Flora sai siis, nagu sa ütlesid ka juba vastaseks Gruusia meistri Tbilisi Iberia, keda Levadias eelmine aasta ikkagi päris suurte raskustega, aga võitis. Siuke 50-60 loos pigem, sellepärast, et oli paremaid variante, Andorra meister, Malta meister, San Marino meister, aga seal olid ka Põhja-Makedoonia meister, Armeenia meister, Aseri meister oleks ikka päris keeruline loos olnud. Et siuke enam-vähem. Seal jah, täpselt keskmine loos, aga
aga see loosipott ja selline, et keskmine vastane sealt loosipotist on ka ikkagi on suurem klubi, on suurem eelarvega ja ütleme, et kerge favoriidina grusiinid sinna peale tulevad, aga hea õnnestumise korral Floral kindlasti on võimalus olemas, aga see ütleme, et jah, täpselt keskmine loos ja selles mõttes 50-60 lihtsalt sealt see keskmine valik on juba nagu natukene tugevam, kui võib-olla ise oled, aga kõik võimalused olemas ja ütleme, et ja niivõrd tähtis on see esimene mäng võita, et see eurosuvi võimalikult pikk oleks, nii et kõik hoiame peidlad, et saavad grusiinidega hakkama ja kõik tribüünidele ka usun, et võrdne lahing tuleb kindlasti. Ma vaatan nagu seda, et kui peaks kaotus tulema, siis on ilmselt, ikkagi suht tõenäoliselt on Aserid, Sabah, et ei ole üldse kerge tegelikult. Kas sa arvad, TNS-i vastu see Saba on... Ma pakuks pigem nende peale. Mis see? Ma panustaks pigem nagu nende peale. Aserite peale? Jah. Aga sealt tuleb kaotaja vastu? Õige, sealt tuleb kaotaja. Jaa, niipidi. TNS pigem. Siis TNS. TNS, Walesi klubid nagu üldse vanasti, üks Levadia ükskord mingi päris kõvasti tümitas neid TNS-i, et nad olid vahepeal nagu ikkagi päris augus nagu klubi jalkas, aga ma vaatasin, et TNS viimastel aastatel päris korralikke samme edasi teinud, nad jõudsid sinna põhiturniirile mingi aasta, nad seal nagu väga ei säranda, aga nüüd mingi aasta pandsid leedukatele ära ja Montenegro klubile, Montenegro on ka suhteliselt nagu siuke meie masti klubisats siit Euroopas, aga ei ole enam selline, kes nagu kindlasti peaks olema, kelle vastu Eesti klubi peaks olema kindel soos. Aga Aserid, Walesid, kõik nendeks, aga ikkagi praeguse süsteemiga meistril sealt esimesest ringist edasi minek ülitähtis, eks ole, sest et siis sul tekivad need puhvrid juba, eks ole, sealt nagu langemisel juba on parem see seis kohe ja edasi minnes muidugi Slovan, väga kõva pähkel kindlasti. Mitte ainult Jaja Ture pärast, eks ole, kes on peatreener, aga äge oleks. Et kui Flora Iberist saab jagu, siis Jaja Ture peatreener debüüt on A Le Coq Arenal. Jah, oleks päris kõva. Jaja Ture jalgpalli ajalugu siis. Saame mõne nädalaga Marcelo ja Jaja Ture pole paha. Korraliku sümboolse saab kokku varsti niimoodi. Ja kes äkki jõuab Rakverest ka läbi käia, siis kui seal ka käidud. Ei saa Marcelo üksinda vastu rinda taguda, et ma olen ainsana selles linnas käinud maailma jalgpallistaadidest. Rakveres on mänginud. Rakveres on ka Pogba, aga need käisid ka. Pogbaks ka, aga mulle tuli lihtsalt Inglismaa-Horvaatia mängu eile vaadates meelde, et Nikola Vlašić mängis ju kunagi Sillamäe Kalevi vastu Rakvere staadion. Lepik tegi eksklusiivintervjuu veel Sokraneti temaga seal millegipärast elu lõpuni meeles. No võt, siis ikka on natuke. Kui ta oli mingi 17 või 18. ütleme, Marcelo on nagu nõks kõvema kaliibriga vend kui Vlašić. No üks mängis MM-il, teine mitte praegu. Üks oli MM-finaalturniil, teine oli U17 EM-il praegu, et millest me räägime. Aga Pogba on värava küll Rakveres, mis asja. Ja oota, ma vaatan. Ja Inglismaa mängis ka seal, nii et see on ikka okei. Võtan sõnad tagasi, seal on ikka staarid on läbi käinud sealt. Kein seal ei löönud, lõi Kadriorus. Igas Flora loos siis selline ja tuleta meelde lihtsalt, meil on ülitähtis just eelkõige Flora edust, neil on kõige nii-öelda see teoreetiliselt kõige suurem puhver, et saada see 4 eurokoht nii-öelda endale kindlustada. See on viimane suvi, kus me siis saame seda päästa. Levadia sai siis endale teise Walesi klubi vastu, ma ei tea, kuidas see hääldus käib seal, aga tõenäoliselt. Tahtsin just öelda, et proovi sina, jah, copy-paste ma ütlen sama asja. Ja see on kindlasti pigem hea loos, aga teises ringis jällegi... Selle võttis Zahovaiko väga hästi kokku, et võitluslik võistkond, suured kollid. Ja oleme ausad, meie nagu süke keskmine teadmine Briti saarte jalgpallist sellisest tundmatust klubist ka täpselt nagu sellega piirdub. Ja nii ta on ka olnud, elu on ju näidanud. Et see hästi raske selles suhtes, et ühtpidi jah, neil hakkab hooaegades augustis, et võiks nagu olla hea, ja teisest küljest on see, et kust sa nüüd nagu materjali saad. Et kui on sama peatreener, mängivad samamoodi, aga mängijad ju muutuvad. Ja koosseis ja sa ei tea, kellega sealt tullakse. Ja, tuleb oma skaudid kohale saata mingid treeningmänge vaatama. No ilmselt küll, jah. Mul on Walesis üks endine USA-st meeskonnakaaslane ka, kes mängis seal, on seal Premi ja esiliigat mänginud, nii et ma saan, äkki saab isegi natukene aidata seal siseinfoga, aga Paide mängis ju ka nende kollidega siin alles hiljutis, seal oli ka, mu meelest üks vend oli äärekaitse oli siuke, vaatad seda keha oli juba siuke, et see on räkbi vend ja jooksis ka, sprintis niimoodi, nagu kergelt hoidis seda räkbi palli ühe käega, nagu hoidis käes ja
et päris huvitav, no ilma naljata nagu tõesti. Nagu Mattias üllatab, et see keha ja hoiak oli täpselt siuke ja ma arvan, et oligi täiesti reaalne, et on mõlemad teinud, seal on kõige suurem spordiala, vaat, et ja ma ütlen, nagu Mattias üllatab, et kui discgolfi ei mängis, mängib jalkat, et seal kui rugbyt ei mängi, siis käib seal euromängu mängimas. Aga jah, panen enda Walesi skaudid vähemalt tööle, vähemalt endalegi infot. Ja teises ringis siis Göteborgi vastu, mis on ikkagi päris killer loos, et sealt teisest ringist nagu edasi saada Levadia jaoks ikka väga keeruline oleks. Kuna meil ma igaks üks siis vaatasin järele ka, et Karnarvon, nii peaks vist hääldama seda. Et kuna meil on siin Karnarvon, et tegelikult üsna lihtne, aga lihtsalt need tähed, mis kirjas on täitsa teistsugused. Kuna meil on siin, meiega on pahandatud siin ka juba, et me Kurassaod väärjatavalt valesti hääldame. Ei, Kurassao on eesti keeles. Ei ole Kurakao, Kurassao. See ei ole väike konks all, isegi eesti keeles. Jah, just. Ja see konks ütleb, et siis on S. Ja kui sa vaatad Kurassao seda embleemi, siis seal on mingi omakeelselt on Korsou. Siis selle pealt ka võib-olla saab selle väikse vihje kätte. Ja see K-tähte ei ole õige seal. Õige hääldus on, aga see selleks Paide sai siis vastu leedukat Hegelmanni, FC Hegelmann, Kaunase meeskond, jälle süke 50-60 loos. Jube kahju, et Liepat ei tulnud, korra juba lubas, 1-5 võimalus oli, et saab Vassiljev tagasi tulla Eestisse, aga siiski seda loosi ei tulnud. Ehk siis Hegelmann, nende lätlaste leedukatega, enam jaolt, kus viimasele just leedukatega oleme nagu neid duelle siin saanud ja päris hästi isegi oleme nagu hakkama saanud. Et eelmine aasta oli lätlastega see RFS ju Levadialt, kus tuli nappkaotus, aga ütleme, leedukatega me oleme suhteliselt isegi hästi siin viimasel ajal hakkama saanud, et siin nagu, kindlasti lootust on, aga pigem vastased kindlasti natuke suurema eelarvega, natuke võib-olla võimekamad, aga mitte midagi võimatut kindlasti. Eriti Paide kohta, kes eurosarjas on ju tegelikult alati hästi esinenud, peaaegu alati. Jah, ütleme just mis minul isegi siin nagu küsimärke tekitab, on lihtsalt Paide praegune vorm. Et kui muidu vaadata nagu võrrelda selle Hegelmanniga, siis ei ole seal küll nagu midagi. No Hegelmann oli ka vist 7. koht Leedus praegu, et neil ka midagi kiita ei ole selles suhtes, aga Leedus on üldse see tabel on praegu väga huvitav, et seal on mingid väga minu jaoks nagu ootamatud meeskond. Seal ju Ritteriai visati ju kõrglikest välja. Visati välja, et need panevad 9 edasi. Mingid punkte jaotati seal ümber vist isegi selle. No kuna pool hooaega ei olnud veel mängitud, siis lihtsalt need tulemused tühistati, mis tähendab, et mingid meeskonnad jäid seal, kuna Ritteriai oli nagu selge punane latern, siis mingid meeskonnad jäid seal päris magusatest punktidest ilma, et aga ja ilmselgelt siis ei olnud ju kõik nendega mänginud ka võrdne arv mänge, et see hakkas seal ka mõjutama, aga seal olid asjad nagu nii hapud, et variomanik vist ja kuskilt siis ta leidis mingi 30 000, jumal teab, kust see raha tuli ja siis maksti kellelegi maksti ära juba isegi vist märtsipalk suisa ja keegi oli seal 150 eurot saanud nagu, et praegu rohkem ei ole ja nii edasi, et maksti ära vist umbes kiirabile ja staadioni omanikule ja mida nad rentisid ja ühesõnaga, kui sa hooaja alguses saadik nagu selliste asjadega võlgu jääd, siis seal tõesti pikka pidu ei saa olla. Jälle hea meel, et meil sellised jamasid ei ole vähemalt. Ja Paide see Kaukaasia teema on neil nagu endiselt loodetavasti siis teemas, sellest teises ringis tuleb siis vastu kas Aserite Zira või Grusiinide Kutaisi Torpedo võitja. Oma saatuse eest ei pääse, ütleks selle kohta, et kui Paidel on siin olnud kogu aeg see, et mis need üks hooaeg oli, et kus nad reisisid Gruusiasse ja siis Armeeniasse. Jah, mõlemale panid veel koti pähe ka veel. Just, ja siis oligi vaja jõuda sealt tagasi, eks ole, mis ei ole nii, et otse lend kuskilt, vaid see lendad ja siis sõidad 5 tundi bussiga, eks ole. Ei lihtsalt, ei ole varianti nagu ikkagi. Ja sa peale ei hakka maksma ju reisil. Aga ma sain aru, et toona ikka enam-vähem kõik, mis tuli, kõik see läks ka reisikuludeks. Aga praegu on see, et algul, Hegelmann, ja siis järgmine päev ikka sinna jälle. Kas lähen bussiga või oma autod? Mägede taha kuskile, jah. Ja seda tööd isegi Haiko, et aga hea meel on ju teada, et kui me võidame, et siis vähemalt ei pea kuskile mägedesse reisima, et saame Rootsi sõita laevaga lihtsalt või lennukiga. Aga mina võtaks iga hetk küll mingisuguse Kaukaasia võistkonna kui Rootsi vastu sportlikus mõttes. Jaa, kusjuures samas kui nagu selle Göteborgiga kunagi mängida, siis nad on 10 mängust praegu 2 võitnud ja tabelis tagantpoolt 3. Rootsi kõrgliga. Muidugi Rootsi kõrgliga, aga kui nagu üleüldse, siis nüüd. Ja Nõmme Kaljul siis Linfield kuulus maailmarekordiklubi, 57-kordne Põhja-Iirimaa meister, mis on siis ülemaailmne rekord oma riigi meistri tiitlite arvult. Ja
Linfield on siin, ei olegi valitsev meister, mis tõttu mängivad seal Conference liigas, mis minul alguses tundus korra nagu, et kus nad sinna sattusid. Aga oli variantsi saada ka ju Maltast Hamrun Spartans, San Marinost La Fiorita, Andorras Santa Coloma, ehk siis nagu natukene paremaid variante oli seal, jäi veel lauale. Ja teises ringis siis samas Kaljul pigem hea loos, ehk siis Iirimaa Shelburne oleks variant, et kindlasti mängitav, mitte siis selline Göteborgi masti meeskond. Jah, arvestades, et Kalju oli ju asetuseta, eks ole, et sealt oleks võinud saada palju hullema vastase, aga täpselt sama hullemgi jutt võib olla, et Paide puhul me oleme näinud, et vahet pole, kui hull see koduliiga varm on, küll siis ennast Euroopas kokku võetakse, et Kaljul on ikka praegu keeruline natukene. Aga iseenesest nagu sellele loosile peale vaadates, siis tahaks öelda, et arvestades, et meil on väga vaja praegu punkte. Muidu me jääme lihtsalt ilma sellest 4. eurokohast. Et siis seda arvesse võttes ikka suht super loos, ma ütleks kõikidele klubid. Kõigil on võimalus. Samas nagu ei ole ühtegi sellist vastast, kelle vastu nagu saaks nagu reaalselt, ütleme, eeldada 2 võitu 2 mängust. Ei eeldada, mida sa eeldad, eks ole, et ma arvan, nemad vaatavad kõik samamoodi nende Eesti klubide peale, et kuule, hästi läks loosiga. Ja ütleme, kui Floral oleks sattunud mingisugune San Marino meister sinna vastu näiteks. No okei, seal me nägime seda paar aastat tagasi, kui Floral sattus San Marino meister. Ja Floral, ütleme, oli see variant, nagu, eks ole, aga teistel ka, kui sa vaatad nagu vähemalt neid väiksemaid gruppe, et mis seal nagu selline lihtne vastane. La Fiorita on lihtne vastane. Jah, okei. Aga nii ka ei vea alati, eks ole. Siis võib-olla saad järgmises ringis mingi hullema, et kui praegu vaadata, ütleme just nagu koos neid, siis kokkuvõttes ei olnud nagu kokkuvõttes täiesti okei loos. Vahel on ikkagi see ka, et oled nagu Flora, eks ole, üks aasta, kus sul on jube kõva võistkond koos, aga sa saad sealt Poola meistri ja Rumeenia meistri, mis teed nendega. Isegi mängiti okeilt nende vastu, eks ole. Aga ongi 2 vastasseisu 4 mängu hooaeg läbi. Aga kokkuvõttes põnev loos ja ma arvan ka, Paidel võiks olla euro edu pealt väike selline eelis, kuna iga aasta on siin hästi esinetud, edasi saadud. Leedukatel selliseid eduelamisi Euroopas pole, et pluss euromängudeks kindlasti on kogu see, saavad selle meeskonna paremini käima ja kõik need välismaalastega need motivatsioonitasemed ja kõik on teisel levelil, aga jah, kokkuvõttes oleks võinud paremini minna, oleks võinud kehvemini minna, aga üpris hea loos, igal pool oleme mängus sees ja väga põnevad euronädalad on ees ja loodame tõesti, et tuleb neid häid tulemusi, aga võõrsil, et saame neid punkte juurde ja jää sellest 4. kohast ilma, nii et on tõesti klubidel suur vastutus nii enda ees ja finantsi ees kui ka nii-öelda Eesti jalgpalli selle sees, et loodame, et tuleb üle pika ajaks selline suvi, kus kõik klubid annavad oma panuse. Jah, 3 nädalat aega, 7, 8, 9 juuli on siis kuupäevad, millal mängud pihta hakkavad. Nii palju ka, et eestlasi ju Euroopas ka teistes klubides mängimas, kellel vastased tulid. Või mitte ainult mängimas, jah. Thun näiteks sai Zagrebi Dinamo, et oleks saanud paremini minna, ütleme, kui me räägime loosi õnnest. Ja mis sellel Baskotšil oli, ega sul ei ole kirjas? Ma kohe leian ka. Kirjas eraldi ei ole. Klubi, kes siis ostab Läti liigast mitme miljoniga mängijaid. 3 miljoniga räägitakse. 3 miljoniga, jah. Et me siin hüppame rõõmust lakke, kui keegi 5 miljoniga Bundesligasse läheb, siis lätlased on kuidagi osanud rohkem pigistada sealt, et jälle on millest eeskuju võtta. Gentil siis Conference liiga teises eelringis Tšerkasse, Ukraina võistkond, eks ju. Vassiljevi Liepaja sai siis Montenegro võistkonna Tečitši, kes kindlasti on Liepaja, ma arvan, on väike soosik seal. Ja kas Gert Römmel sai ka vastase Debreceniga või? Võiks ju olla. Mis nad olid Conference liiga või? Jah. Römmel läks mul juba meelest maha täiesti. See tuleb nagu sisse harjutada natukene, ega nalja pole. Kes on ise nagu teadlikult hoidnud natukene varju ja võime siis nagu vist siis nagu tausta avada ka, ma loodan, ta ei pahanda, et ütles, et praegu ta tahab keskenduda nagu selgelt tööle ja ei soovi nagu suuri sõnu hetkel teha. Armeenia või Malta klubi siis Debreceni Konverentsi liigas. Vot nii et euroloosist nii palju, läheme siis edasi MM-finaalturniiri juurde, mis on siis sisuliselt ju nädala jagu, ongi täpselt nädala jagu kestnud, eelmine neljapäeva õhtu ju algas ja nüüd ongi siis selle nädalaga esimene alagrupi ring ära mängitud, kõik võistkonnad on korra väljakul juba käinud.
no kuidas unetundidega on, Märten, palju sa oled jõudnud nii-öelda laivis vaadata või kuidas sul nii-öelda eluplaan on ümber turniiri ehitatud või üritad turniiri kuidagi muude asjade sisse panna? Üritan muude asjade sisse panna, unetundidega on üpris hästi, eile läks üle, sest Inglismaa-Horvaatia mäng oli lihtsalt uskumatult huvitav, vaatasin terve teise poole telefonis voodis olles juba, kui plaan oli 12 magama minna hommikul. Vara juba töö hakkab pihta, et ei ole neid hulle mänge öösiti vaadanud, aga nii-öelda nii palju kursis olnud kui võimalik, vaatad mingid asjad järgi, loed seal Twitteris neid analüüse, natukene lähen nii-öelda sügavamalt detailiga osadega asjadega sisse, aga konkreetseid mänguminuteid ja mängutunde vaatamisi, ütlen ausalt, ei ole kõige kõrgemad numbrid, et siin nii-öelda endal on esimene siis nii-öelda jalgpalli vaba suvi nii-öelda mängu mõttes, et ei asenda seda kohe siis nii-öelda vaatamisega ja nii-öelda rutiin on nii paika läinud, et tõesti ei taha sealt öötundide arvelt ei taha võtta, et praegune rütm sobib ja sellega saanud nautida piisavalt ja on tõesti esimene nädal on ikkagi üllatanud positiivselt ja need mängud ja see tempo ja paljud asjad on ägedad ja eks jõuame sinna detailidesse ka, mis meeldib ja mis ei meeldi, aga vaatan, aga tõesti mingid silmapaistvad numbreid ei ole veel teinud nende mängude otsevaatamisega, et võtan mõistlikult ja siin turniir on pikk, ütleme nii, et ajastab võib-olla vormi ka turniiri hilisemaks tähtsamaks faasiks, et siin esimese vooruga ei tasu kohe siin juunikuus kehvad ilmadega ennast ribadeks tõmmata. No, minul oli siin nüüd paar päeva tagasi just oli see, kui oli Iraak-Norra oli, mis algas kell 1, eks ju. Millegipärast tahtsin seda mängu vaadata ja ma tegin mingisuguse veidra otsuse, et ma vaatasingi selle lõpuni. Aga hommikul ikka 7 äratus on ju. Ja siis täna öösel ka nüüd see Inglismaa-Horvaatia ka ikkagi, tahtsin nagu lõpuni vaadata, aga reaalselt mingi paar üleminutit oli käinud, kui ma panin teleka kinni, sest ma juba seal tugitoolis nagu tukkusin põhimõtteliselt, et neid unetunde nagu kuidagi, ma ei tea, kahe päeva peale 10 tükki tuleb võib-olla kokku, et praegu nagu natuke siuke raske hetk, aga kuidagi mingi selle öö peab nagu taastumiseks võtma kuidagi. Suht sama ja, et ma elu on nagu õpetanud ka, et võid algul hurraaga minema panna, et küll ma magan järgi need tunnid ja siis tegelikult ei ole varianti seda võtta kuskilt. Et nagu meil kõigile töö tahab ju ka tegemist, et ei saa ju hulluks minna. Et kui oled selline inimene, kes saab istuda jalg üle põlve ja päeval järgi magada, siis muidugi andke kuuma, aga teistele soovitaks nagu mõistust säilitada, täpselt nagu Märten ütles, et siin tuleb ikka nagu arvestada, et turniir on pikk ja siis jäävad lõpuks olulisemad mängud nägemata niimoodi magata lihtsalt selle ajal. Küll, aga mul täna oli just see, et ma asusin nagu hommikul valmistuma kuidagi selleks, et mul laupäeval on suhteliselt tihe päev nagu plaane täis tehtud ja nii, et täna tuleb kõik need asjad nagu ära teha, et siis et homme oleks siis nagu kõik see ja siis sain järsku korda oota, täna on neljapäev. Reede on ka veel vahel, et jõuab, rahu. Ehk siis natukene mingid need asjad lähevad nagu nihkesse, et kui on päevad täis jalgpalli ja kogu aeg õhtul midagi mängitakse, siis natukene võib minna käest, ütleme. Jah, aga räägime siis, mis meile meeldib, mis ei meile meeldib. Me ei hakka kõiki 24 mängu siis siin eraldi lahkama. Võib-olla toome natukene üldisemat tähelepanekute ja mõtetega need asjad, või nopetega need asjad välja, et Kangur, sina valisid siis oma mingisugused sellised, kuidas seda sõnastasid? Mõtteliselt nagu sättisin, et ütleme siis, vaatasin kõigepealt, et 3 nagu muljetavaldavat esitust, siis top 3, ütleme, rõõmu ja pettumust. Et ma panin niimoodi. Ühesõnaga, muljetavaldavad esitused, värske Inglismaa, keda nagu vist keegi ei oodanud, et nad nii nagu lustakalt mängivad mõnuga. Käsipidur maas? Ei tea tõesti jah, et ikkagi praegu nagu tundub, Inglismaa puhul oli põhijutt olnud see, mis tuli nüüd teemaks just ka väga värskelt enne nende esimest mängu, kui Dino Livramento ikkagi vigastuse tõttu lahkus ja kutsuti Trevo Chalobah koondise juurde. Mitte Trent Alexander-Arnold näiteks, ega Harry Maguire, ega keegi muu. Maguire, oleme ausad, muidugi põletas sillad ka mõnuga nagu, eks ole seal, et kui sa nagu lähed räntima kohe kuskile pärast koosseisu väljakuulutamist, siis võid üsna kindel olla, et sind selle varupalli varupumpajaks ka ei võtta, et sinna MM-ile enam.
aga noh, ikkagi võrupumpeid oli vahepeal seal ju, sest põhipallid ja põhipumbad arvestati ära. Jah, neid oli vaja, aga noh, tegelikult ju paljud koondised tegid seda, et võeti ju ka mingeid noori poisse kaasa lihtsalt, kes teadsid, et nad MM-koondisesse ei saa, aga noh, vastavalt siis ka mängija profiilidele, sest et ütleme näiteks Arsenali mängijad ju liitusid paljude koondistega hiljem, et tegelikult koondised olid juba USA-s, valmistusid, aga et noh, või BSG mängijad ka, eks ole, et kes said siin natuke hinge tõmmata ikkagi veel klubi hooaja järel. Aga et Tuhheli selge hoiak on olnud see, et tiim ennekõike, noh loomulikult mängida pead ka oskama, aga et tiim ennekõike ja mitte tingimata 26 parimat mängijat. Et noh, see Jordan Hendersoni kaasamine, sellest on palju juttu olnud ja seda on siis ka nagu võistkonna sees olijad rõhutanud, et alustuseks ikkagi me hindame teda selle tõttu, et ta on väga hea mängija, võib-olla noh, räägitakse siin Keinidest ja Sakadest ja muudest meestest, aga et Hendersoni tase on ikkagi väga kõrge ja teiseks ikkagi tema isikuomadused, et noh, on koosluse loonud, ollakse ju koos ka kauem kui muidu. Ja Tuhhel on pannud sellele rõhku, vaatame, kuidas läheb esimene mäng, jättis küll mulje, et see nagu töötab ja toimib väga hästi, et noh, võib-olla kõige lihtsam näide Harry Kane'i blokk oma karistusalas. Päris vist mingi 5. või 6. üle minutil. Okei, mäng oli selleks ajaks juba... No sina ei näinud. Mäng oli ilmselt selleks ajaks juba tehtud, sest et inglased olid siis juba 4-2 ees, aga jah, et noh, okei, 2 tükki lased lüüa endale, samas nende väravate XG vist oli ka suht madal, et Horvaatidel tuli lihtsalt 2 rünnakut väga hästi välja. Ja näis, kuidas edasi, sest et noh, ei saa esimese mängu põhjal kedagi nagu taevasse tõsta ja ei saa ka näiteks siin, ma ei tea, Hispaaniat maha tampida, ei ole mõtet. Meenutame, Hispaania tiitel viimati tuli siis, kui esimene mäng kaotati. Šveitsil, jah. Et ei ole hullu. Ja noh, ütleme, teine, kelle ma panin nagu kirja, oli Rootsi, kes mind väga positiivselt üllatas ja kelle puhul ma hakkasin nagu mõtlema, et kui sul on ikkagi Isak Jökeres, sul on päris palju mängijaid, kes mängivad kas või seal samas Rootsi kõrgliigas, eks ole, sul on normaalselt sellised tugeval keskmisel tasemel mängijad. Sinult ei oota mitte keegi, mitte midagi. Suur üllatus, et nad üldse jõudsid sinna. Mis sul kaotada on? See, et noh, nagu nii mõnusalt vabalt mängiti, okei, Tuneesia ei ole nüüd ka mingisugune Rootsi maailma tipp, aga põhimõtteliselt killuses edasi pääsu. Sisuliselt, jah. Sest värav vahe ja 3 punkti. No, enam-vähem paigas, eks ole. Ja veel rohkem pingeid maas. Mine mängi tee rahulikult. Ja mis on veel suur asi minu jaoks on see, et maailma tippründajad ei ole ära väsitatud. Messi 3 väravat, Mbappé 2 väravat. Seda Messit väsitas kuskil MLS-is või? No pikk hooaeg lihtsalt, vaata see, et noh, seda me ju näeme, et kogu aeg mängitakse lihtsalt. Mbappé 2 väravat, Kane 2 väravat, Haaland 2 väravat, no sinna jõuame, see on üks teine rubrik. Aga noh, Vinicius lõi värava juba, eks ole, et tegelikult see on selles mõttes on eriline turniir ikkagi, et mina ütlen ausalt, ma ei mäleta, et oleks nagu olnud nii palju eri koondistes selliseid selgeid liidreid, tippe, kes nagu ka ülejäänutest ikkagi niivõrd eristuvad ja nad on oma karjääri kõvera väga eri otstes ikkagi. Et seda on nagu äge vaadata ja see tõstis nagu kohe, et esimeses voorus sul kohe sellised asjad juhtuvad, see mõnus pinge on nagu üleval, aga just see, et liidrid enamasti ikkagi suudavad ka olla liidrid. Ja neid liidreid on väga huvitav leida ka mingisugustest tagasihoidlikumatest võistkondadest, keda meie võib-olla ei tea, aga kelle puhul ka mõni mees on seal võib-olla, ütleme, olulisem, kui on Mbappé näiteks Prantsusmaa koondise jaoks, sest et prantslastel, noh, kui Mbappé ei tee, siis noh, oli see ikka teeback, eks ole, ja võtad veel kellegi ja veel kellegi. Aga ma ei tea, Iraanil ei ole sellist meest näiteks kuskilt võtta, eks ole, teist. Iraanil ju oli, aga jäeti koju. No jah, ütleme, suurim staar jäeti üldse koju, eks ole. Seal, ütleme veel, et poliitika ei sekku jalgpalli. Kas Messi oleks pidanud platsil olema Kübartriki jaoks või? Et kas ta oleks pidanud saama punase, siis on küsimus mitte Scaloni ma tahaks Henri Anierilt küsida seda, et kuidas sa hindad seda olukorda, meenutades tema punast kaarti siin mõned voorud tagasi Eesti liigas. Ma arvan, et Henri pani suurema jõu ja raskuse ja sellega kui Messi, aga tõesti keeruline olukord seal kohtunikel ja võrrimeestel, aga meile seda, ma laivis seda mängu ei näinud ja ma pole seda live-kiirustil seda Messi olukorda, ma olen neid pilte näinud sellest, nii et ma ei hakka siin sügavat, aga ma ei tea, Messi astub jala peale, ei ole kõige suurem jõud ja agressiivsus seal taga, et mina oleks ma ei tea sellest, ma arvan, et ta suurepärane, et ta jäi väljakule.
ja pakkus selle 3 väravat ja kogu see, et see oli tõesti fantastiline algus Messi poolt, et Mart üllatas, sellise sooritusega üllatas ikkagi kõiki, et seal väravat muidugi ootasid, et ta suurepäraselt mängib, aga et ta alustab 3 väravaga ja Argentiina niimoodi kindlalt alustab, et see oli kindlasti positiivne üllatus ja näitab, et Messil see viimane tants ei ole seal niisama osavõtt ja meeskond ei ole selle pantvangis, nagu üks teine läbi aegade parimaid jalgpallurid Cristiano Ronaldo, kes hetkel seal Portugalil kõvasti nuputamist ja tõesti on seal 10,5 mehega väljakul, niisugune tunne on, et kõvasti hoiab seda väga tugevat Portugali meeskonda tagasi, kus mäng peaks läbi teiste käima, aga võib-olla ka sellise esimese mängu rabedus ja selle järel ei tasu suuri järeldusi teha, et nagu ka mu jaoks oli üks suurimaid rõõme esimeses voorus, et Hispaania ei võitnud. Mulle pole kunagi see koondisega meeskond meeldinud, et see oli suur rõõm, aga kahjuks jah, sellest on veel vähe, nii et siin alles tähtsamad hetked alles algavad. See Papee, kui lõi 2 tükki, siis ma kohe tegin selle kõigi aegade tabeli lahti väravalööjate tabeli MM-il, vaatasin, et okei, et me see on nagu et mine tea, Kloos äkki sel turniiril juba on ju. Ja siis tuli Messi paar tundi hiljem on ju ja panigi Kloosega ennast samale pulgale juba, et seal okei, natukene võib-olla ebaaus, et praegu on ju sel turniiril nüüd saab 8 mängu poolfinaali jõudnud meeskonnad endale, et nad saavad nagu 1 mängu rohkem, kes jõuavad nii kaugele, aga on ikkagi päris uhked numbrid ikkagi. Ronaldost rääkides... No siis võime hakata võrdlema nagu, et Klose sai ka rohkem mängida, kui ma ei tea, Just Fontaine näiteks, et see on alati nii olnud, et konkurents on ka natuke teine, ma arvan, võib-olla. Et jah, kergem kindlasti ei ole, ma arvan, Messil mängida, kui oli teistel meestel kunagi. Jaa, aga Ronaldo 10 mängu järjest siis suurturniiridel, MM-il ja EM-il väravata Portugali eest, mis on ikkagi päris märkimisväärne selline põud tema jaoks. Samas nende 2 turniiri vahel Rahvuste liigas ta ju ikkagi tassis Portugali võitjaks. Lõi väravaid nii tugevatele ja see nagu on see, mille pealt nagu praegu saaks nagu ikkagi veel teda sees hoida. Ma nagu täitsa mäletan ikkagi, Roberto Martinezelt küsiti ka, ta ütles, et kuulge, et mees on mõned väravad elus löönud, nagu, et ma ei võta välja teda nalja teed. Aga vaata, probleem ei ole selles, et ta väravaid ei löö, probleem on selles, et Thierry Henry sõnastas selle ju telestuudios tegelikult väga otse, et sina ei pea lööma, meeskond peab lööma. Ja ta tõi seal ühe näite ka, aga neid näiteid oli tegelikult veel natukene, ja on tegelikult alati olnud Ronaldo puhul lihtsalt suure osa karjäärist on olnud see, et kui ta läheb, võtab kellegi teise eest palli ära, siis ta lööb ära ka. Või kui ta isegi ükskord ei löö, siis ta lööb selle järgmise olukorra ära ja kõik unustavad selle, eks ole, et kohe nii, kui sa nagu ära ei lahenda, siis hakatakse neid sulle nina alla hõõruma, aga see, et ta ei tee kas või rünnakul oma liikumisi meeskonna heaks, vaid ta vaatab, pall tuleb, mina lähen, aga tegelikult sinu roll oleks viia kaitsja teise mehe teelt eest ära ja teine mees saab lüüa vabalt. Kui see teine mees on su seljadaga Bruno Fernandes, siis tegelikult sa võid usaldada teda, et see ei ole suvaline kaigas. See on vastupidine, see hakkab söötma, mitte lööma. Nojah, aga äkki satuks lõnka. Aga just see, et ta sellega nagu lõhub natukene meeskonda ja küll see, kui keegi väljakul käsi laiutab, see ei tähenda, et nüüd käiakse rusikas taskus 3 päeva ringi, eks ole, et Ronaldo ei andnud mulle palli või ei lasknud söötu läbi, aga seda ikkagi natukene nagu mõjutab, ma kardan, et see on see oht Portugali jaoks, et kui üks mees hakkab nagu ikkagi mõnes mõttes mingit isetegevust tegema nagu oma asja suruma, et vaat sealt võivad tekkida nagu need hõõrumised. Mul tegelikult on lihtsalt praegu kahju, meil on nii palju nagu, inimesed tahavad, mida me tahame? Me tahame lugusid. Positiivseid lugusid on nii palju, need samad suured ründajad, väikeste võistkondade võimekus vastu hakata, eks ole, kõik see, et see MM on ikkagi, et meil ei ole nagu päris tühjad tribüünid, ta on alanud nagu mõnusa vaibiga vähemalt minu jaoks. Ja siis peab mingi negatiivne lugu ka olema ja mingi negatiivne kangelane peab ka olema ja nüüd on Ronaldo saab siis paremalt ja vasakult, eks ole, täna vaatad hommikul ka, internet on meeme täis, et üks leebemaid oli see, et vaata, et kui sa võtad nagu need staarid, igasugused skoorid kuskil äppides, eks ole, Messil oli 9,7 vist ja kõik jutud nagu, et ei, vaata, ei ole hullu, et võtad selle Ronaldo, keerad lihtsalt nagu 180 kraadi teistpidi ja siis on 9,9. Et kõik on hästi. Et see oli üks leebemaid ja eks teda tambitakse mõnuga, sest et keegi peab ju süüdi olema ja eriti nüüd veel, kui on see kontrast sul, et Messi pani 3 ja Ronaldo oli kaigas, et siis on eriti lõbus, et mul on tast nagu selles mõttes natuke kahju, et
veidi võiks nagu austada vanameistrit rohkem, aga teisest küljest muidugi, kui sa platsil nagu just isetsed, siis on ju kriitikaga õigustatud. Et näis, Roberto Martinezel päris keeruline ülesanne kuidagi nagu tõmmata nüüd see ego natukene tagasi. Roberto Martinez on ka muidugi siin tögatud kõvasti, et mees lihtsalt otsib järjest neid kuldseid põlvkondi, keda ära rikud, et Belgia ju nendel kõige kuldsematel aastatel oli ka ju Martinez see, kes seal sai ikka paremalt ja vasakult oma valikute osas, et nüüd äkki siis Portugal, aga mina võib-olla, kui sina tõid 3 positiivset välja, siis minul on nagu 3 niisugust muremeetri meeskond, et kellel muremeeter on nagu kõrgel või kelle osas mina nagu olin tugevalt kõvemate ootustega, Portugal võib-olla oligi üks, et alustasid mängu tegelikult päris hästi nagu. Mulle tundus see algus oli nagu vaatasin, et okei, pall liigub, rünnakud toimuvad, nagu viiakse pall kasti, aga siis kuidagi nagu ma ei tea, esimese veerandaja järel see asi nagu lõppes ära kuidagi, et see jah, viik ei olnud nagu nende jaoks kindlasti tulemus, millega rahule jääda, samas alagrupp on ikkagi selline, et nagu seal ongi ju see Usbekistan ja Kolumbia veel juures, et kui sealt ka nagu kummagi käest võitu kätte ei saa, siis on tõesti halvasti. Samas Portugal on ka 3 viigiga alagrupist edasi läinud ja turniiri võitjaks tulnud lõpuks nagu 2016 juhtus, et täpselt see, et sa esimese voorjärel ei saa tegelikult ei ole mõtet mingit hullult pikale kaugele ulatuvaid järeldusi teha. Nagu nägime, siis juba jõuab esimese voorjärel treenerit vahetada ja kõiki trikke teha, et jah, Tuneesia ju selle sinu Rootsi peale vahetas treenerit, et jah. Seal tõesti tuli üllatus. Mees, kes lihtsalt istub ilmselt kuskil kodus, Pareiko kaksikvend, Herve Renard, et istub kodus jalg üle põlve ja keegi ikka helistab mingil hetkel, et ei ole probleemi, ta on mingi terve Aafrika minu meelest läbi juhendanud seal juba. Kellelgi ikka vaja läheb. Jah, ja nüüd siis saab poole turniiri pealt, MM-i pealt, see on ka päris kihvt kogemus. Kes Elevandilu rannik oli see, kes siin Aafrika meistrivõistlustel ju vahetas poole turniiri pealt treenerit ja tuli meistriks, et saab teha küll, pole probleem. Jah, muster on ees igatahes, mida jälgida siis on ju. Aga tuli veel lihtsalt meelde, kuna sellest Kongost oli nagu, siis see Doktor Kongo nagu ingliskeelne see nimekuju on eksitanud, sa ei ole näinud seda DR Kongo, siis kellelgi lasti lugeda ja Taam luges ilusti ette. Vastane on Doktor Kongo. Aga neil oli jälle see Lumubale au avaldaja seal tribüüni peal ja siis öeldi, et näed, see mees ka liikus rohkem kui Ronaldo väljakul. Et ei, neid vahvaid selliseid lugusid ja asju on, aga anname ikkagi Ronaldole teise võimaluse. Mina tahan, et Ronaldo ikkagi rehabiliteeriks ennast selle turniiril. Mees on kõige vanem väljaku mängija MM ajaloos, nagu me teame, 41. Ärme seda unustame nagu ka, et mida me tambime siin, eks ole. Aga võiks muidugi, mis oleks nagu veel nagu sügavamale läheks see stsenaarium, kui Portugal nüüd kaotaks Usbekistanile, Ronaldo eksiks penaltil, näiteks oleks üle selle, kui nagu sügavale või kaugele see saab minna, et enne kui see Tõsi. Enne kui Martinez midagi teeb. Enne kui Martinez välja võtta. Alati saab ju teha seda, kui eelmisel MM-il ju Ronaldo jäeti pingile ju seal mingites mängudes. Portugalil on see häda ka, et neil ei ole sinna nagu mingid hirmhead venda asemele ka panna. PSG varumees Ramos on ju. Gonzalo Ramos on võtta jah, aga ei ole nüüd ka mingisugune selline mängija päris, et lükkan kindlalt algkoosseisu ja küll sealt tuleb, et ei kadesta. Alati saab teha Joe selle... Felix, kes on ka ju... jah. Ei muidugi neil valikuid on, aga... Joe Felix, kes ei ole nagu see Joe Felix, kes nagu täravaid lõi vahepeal. Et nimesid on, aga just, et kes sul seal nagu hirmsasti paugutama hakkaks, et garantiisid ei ole. Ja alati saab selle lükke teha, kui meenutame seda 2016 EM-i, kus Ronaldo, eks ole, mängu lõpuks, finaali lõpuks oli treener juba põhimõtteliselt, et siis ongi, et võib-olla äkki töötab nii rohkem, et saadad selle Martinezi minema, paned Ronaldo treeneriks üldse, et siis lahendad nagu 2 probleemi ühe hoobiga. Kõik on võimalik. Jah, lihtsalt muremeetri meeskond number 2 ja minul võib-olla selle alakompeturniiri esimese vooru suurim pettumus minu jaoks on Ecuador, kes sai siin Elevandilu rannikult ju pähe, minul olid väga kõrged ootused nende osas. Sama. Ecuadori kohta öeldi vist enne turniiri kohalikud ütlesid, et siin on täpselt 2 varianti, et kas me kukume alagrupis välja või lähme kuskile poolfinaali vähemalt. Sest Ecuador ju tegi väga korraliku valiksarja. Nad olid 18 mänguga 5 väravat siis Lõuna-Ameerika seal sarjas. Ja ikkagi seal oli mingi periood, kus nad minu meelest võitsid Brasiiliat, Argentiinat järjest nagu ja kuidagi nagu tundus, et selline hea põlvkond võiks olla koos, et ikkagi sellised mehed, kelle puhul sa võib-olla alati isegi nagu ei fikseeri, et see on Ecuadori mängija klubi jalgpallis. Aga siis, kui need pundid kokku pannaks, siis vaata, et siin on päris kõva seltskond. Siin, koos siin, jah. Just.
aga järgmine mäng nüüd Ecuadori jaoks pühapäeva varahommikul või kell 3 öösel siis laupäeva vahel meie jaoks Curaçao vastu, seal tuleb nüüd puur täis taguda. Jah, sest et Saksamaa, eks ole, siis tuleks sakslastelt võtta midagi. Et selles mõttes tehti enda elu nagu väga keeruliseks, et kui me siin mõne puhul ütleme, et seal ülejäänud 2 mängust midagi ikka saab, et siis Ecuadoril on raske juba. Ja 3. mure meeskond, mõtlesin tükk aega, Hispaanias ma ei ole nagu väga mures, nad nagu, ma arvan, et see on täpselt esimene väike mäng, kus neil nagu ei tulnud lihtsalt rünnakul nagu asjad lõpuni välja, aga ma ei usu, et nad jäävadki nii hambutuks. No Hispaanial ikkagi, ütleme, kui 27 peale lööki teed ja ükski ei lähe sisse, siis selliseid mänge juhtub vahel, et 2 korda järjest kahtlane küll, et see küll seal oma järeldused. Aga see mäng ise oli nagu super, selles suhtes, et see Rohenemme saarte väravat Vosinja on ju, et sellised lood on nagu igal MM-il tuleb sellised asju, need on nii nagu kiftid asjad lihtsalt, kuidas mingid inimesed saavad nagu selliseks, mõneks nädalaks saavad selliseks household name'iks üle maailma ja siis unustatakse need jälle kuskile ära ilmselt on ju, et aga see... Veel üks 40-aastane mees muide MM-il, 40 on uus 30 ikka täitsa selgelt. Ja kes veel 3. murena, siis läks kirja Brasiilia? No ma panin ikka Brasiilia siis lõpuks jah, aga see ka tärniga, sest see, mis seal nagu pärast seda... kas oli pärast vaheaega või pärast seda esimest veerandaja pausi, kus Ancelotti ikkagi suutis nagu mehed nagu üles ärata, see vahel oli... Teine poolega oli ikka parem, aga minu jaoks, mina panin muide just nagu pettumusena ikkagi Brasiilia endale kirja, et okei, esiteks muidugi Maroko on väga tugev meeskond, et ärme seda... Seal oligi nagu nii palju neid pehmendavaid... Aga see, kui laia oli Brasiilia, oli eriti kaitses nagu mängu alguses, see oli minu jaoks täiesti hämmastav. Et elementaarsed valesöödud vastase jalal, paanika põhimõtteliselt täiesti, et see oli nagu natuke ootamatu, et okei, Maroko on jah kõva sats, aga et turniiri jooksul, kui te nagu tahate maailmameistriks tulla, siis peab kaitsega kõva olema, et see oli minu jaoks üllatus. Aga jällegi, kohe anna pall Viniciusele, teeb oma konksud ära ja paneb ära ja on jälle viik ja saab mängida küll, et näis, mis Brasiilia puhul mind huvitab, et mis see Neymari roll saab üldse olema, et palju ta üldse mängida saab. Teisest mängust vist ka jääb kõrvale jälle, et signaalid nagu viitab. 3. tuleb ja siis rohkem ei tulegi mänge. Seda vast mitte, aga et kas tal nagu üldse on võimekust kuidagi meeskonda mõjutada väga, et okei, saad 5 minutiks peale. See on võib-olla veel hullem variant kui see Ronaldo Portugalis, et kui teda hakatakse vägi sinna väljakule toppima. Ma ei usu, et seal Ancelotti ei pane sul kedagi nagu mingite vanade teenete eest, et Neymar mängib siis küll terve. Jah. Minu üks muremeeter meeskondadega on Holland. Võib-olla ei olnud kõige kehvem esimene mäng ja Jaapan ka hea meeskond, aga see mure tuleb just mitte siis väljakul, vaid peatreeneri toolilt ja see taktikalised lahendused ja lugesin sügavamaid analüüse seal, see Koemani mängustiil ja Jaapan konkreetselt taktikaliselt igas faasis mängiti täielikult üle, et see, kuidas Holland oma äärekaitset seal kasutas ja ei kasutanud ja kogu see, et kui nii-öelda ajale jalgu jäänud lükked seal olid ja kuidas Jaapani poolt oli ikka nagu igal asjal oli lahendus ja vastukäik ja asjad olemas, et Holland, et seal neil ei ole head peatreenerit omale pikalt leidnud ja nüüd koosseis on päris heaks läinud, aga Roberto Martinez aga ma ei tea, kas Koeman saab selle satsi käima, et seal Hollandi nagu meeskonda on nagu usku, aga et Koeman selle asja käima saab nii nagu peaks, et seal Holland võiks olla üks selle suur turniiril nagu siuke äge hobune, kes seal kaugele rasutab, aga natukene ise ei usu sellesse, sest Koeman ei saa seda satsi käima. Ma mõtlen, Portugali ka, see Martinez on nagu see, mis natuke takistab minul nagu neisse väga sügavalt uskumast, kuigi see koosseis nagu üldiselt on ülimürgine. Hollandi lähvatab teine mäng Rootsiga, eks ole. See on ka siuke 1-1 mäng, ma ütlen. See jah, ja siis on viimases mängus selg vastu seina, kusjuures see on siis see Tuneesia, kes on treenerit vahetanud, kellel on ka ilmselt soov tõestada, et me ei ole nii kehvad, eks ole. Nad sai oma ideed, korda said paar trenni ära teha. Ikkagi lähed nagu mingisuguse teise entusiasmiga peale ilmselt, eks ole, et tahad kas või treeneriks, aga see, et sa 1-5 pähe saanud nagu mängijad. Sul on 2 kaotust Tuneesia jaoks sel hetkel alla, on ju, ja väljalangemine sisuliselt selge, on ju, et siis tuleb mingisugune asi veel. Nojah, nende jaoks on muidugi jah juba selles mõttes keeruline, et kui neil on 1-5 all, siis 3 punktiga edasi saada väravate vahega ilmselt on raske juba. Isegi kui võidad siin ühe mängu. Jaapani võistkond, kellest siin nüüd ääri-vääri juttu oli, tema minul siis nende positiivsete meeskondade all, et see ei on nagu ühest küljest üllatus, et Jaapan hästi mängib, eelmist MM-i me ju ikkagi natukene veel mäletame, siis, aga see, et seal on ka ju
Mitoomad ja asjad on see, Minamino vist oli ka ju puudu, et seal no Endo on puudu, eks ole. Jah, et mitu väga olulist nagu sükest nime on puudu, aga see võistkond on ikkagi niivõrd nagu ühtne ja hästi kuidagi trillitud, et no, teevad õigeid asju. Ja kui sa ikkagi vaatad, nad on tegelikult stabiilselt ikka tükk aega olnud head juba. Ikka aastaid võib öelda tegelikult. Ja tõesti, kui sul mängivad Euroopa tippliigades, miks nad ei peaks head olema siis? Pluss pane see Aasia distsipliin sinna juurde, eks ole, ja saab päris hea tulemuse kokku. Ja headest alustustest Hakimi, kes oli nagu reaalselt igal pool seal väljakul Brasiilia vastu. Ta oli rünnakul, kui keegi oli seal kastis, läks löögile, siis oli tema, kui keegi seal enda kastis tegi blokki, siis oli jälle tema kuidagi viis. Kui keegi pani Viniciusele korkidega kossi, siis oli ka tema. Ei saanud midagi selle eest, ei saanud viga isegi. Mäng käib nagu ümber mingisuguse uskumatu ääre seal, kes paneb edasi tagasi seal. Ja korraldajad ka, Mehhiko ja USA, mõlemad väga sellised korralikud algused. Kanadal ka tegelikult suht okei, ma ütleks nagu, et ikkagi... Aga Mehhiko ja USA olid ikkagi selgelt nagu, kes võtsid nagu väga selge võidu. Vaata USA puhul ju ka oli see, et suured küsimärgid olid nagu õhus, et mis sealt üldse tuleb, sest kontrollmängud olid päris kehvad ja seal oli sama asi just, et meeskonda me usume, aga Pochettinosse kindlasti mitte. Et talle oli väga oluline see kindlasti, et esimesest mängust kindel võit ja saad nagu, kuidas öelda, ütleme siis otse, saad selle möla maha mingiks ajaks vähemalt ja saad rahulikult tööd teha. Et see oli, USA-l oli see võib-olla tähtsam, et ütleme, Mehhiko, Kanada puhul minu meelest nagu enne turniiri sellist jauramist oli selgelt vähem. Aga USA-le see oli tähtis kindlasti. Ja minu jaoks, mul panin oma need top 3 rõõmustavat asja nagu kirja, üks on see just, et see vibe, et me nagu ikkagi, jalgpall on pakkunud nii palju jutuainet, lugusid, see, et on endiselt oluline, et ta läheb korda inimestele, mis siis, et need mängud on meie jaoks sobimatul ajal, kusjuures ma selle jauramise kohta ütleks, et tegu on maailma meistrivõistlustega. Kui MM-il on mängud Euroopa jaoks sobival ajal. Euroopa tähendab, ja Aafrika tuletame. No jah, siis see tähendab, et väga suure osa maailma jaoks on nad ebasobival ajal. Nii et siis on neil probleemi. Nemad saavad öösel vaadatud, saame meiega, ei ole ta midagi. Siis see muidugi, et väikesed ei ole saamatud. Selliseid mänge, nagu ütleme, sakslased tegid Curaçao vastu, neid ikka juhtub, nad said kiire värava kätte, vahel läheb see lumepall veerema. Samas, eks ole, nagu Kongo näitas, et kui Portugal lõi neile kiire värava, see ei tähenda tingimata lagunemist. Tõide väikeste riikide näis Curaçao ja Kongo nüüd välja? Selles mõttes väikesed, et kellelt nagu oodati gruppides, et sõidetakse üle neist. Väiksed jalgpalliriigid, ütleme. Kongo, Kolumbia ja Usbekistan on grupis, ega nad on pretendenti. Kongo puhul on see, eks ole, et nad tulid sealt ringiga läbi selle play-offi, eks ole, nagu päris viimase ukse kaudu. Haiti näiteks Šotimaa vastu väga korralik partii. Haitit mina pidasin isegi koos Uus-Venemaaga nagu 8 võib-olla kõige nõrgemaks võistkonnaks turniiril, et nemad on küll üks, kes samas, kui sa vaatad jällegi, Haiti tegi, eks ole, siin turniiri eel nagu väga kõva tööd, et leida kõik Haiti juurtega mängijad üles, leiti neid Premier League'ist, leiti neid muudest tippliigadest, eks ole, jah, näiteks. No mitte päris Premium liigast, aga veel 3 aastat tagasi oli tõesti Premium liiga mees. Pealelöögid 15-9 jäi mulle silma muide Haiti-Šotimaa mängust Haiti kasuks. Okei, meil oli väravat vaja ka, aga et nagu täiesti võrdne mäng. See Roheneeme saarte hingestatud võitlus, eks ole, Katari võimekus Šveitsi nõelata viimasel hetkel. Teise asjana lihtsalt üllatused, nagu Austraalia ei ole ju mingisugune väike jalgpalliriik ka otseselt, aga et nende võit Türgi üle, keda peeti mustaks hobuseks. See Rootsi Tuneesia 5-1, Saudi Araabia jälle suutis Uruguayga mängida nagu võrdne võrdsega ja olid ju võidus kinni pikalt tegelikult. Austria oli Jordaaniaga hädas. Loed kõik mängud ette. Ei, aga kui sa vaatad nagu seda, et Jordaania ka, meeskond, kelle puhul oodati, et mingid debütandid, mida nad teevad, eks. Nad suudavad kõik pakkuda nagu... Irak lõi Norrale värava ja nii edasi. Norra see kaitseliin oli üldse natuke nagu süke... No vaata see, et okei, Irak lõi Norrale värava, see on nagu... Värava ikka suudad lüüa lõpuks. Nad olid ju väga lähedal ikkagi ka mingil 4 väraval umbes seal mängus, et võimalus oli kõvasti. Aga just see, et ei ole nagu sellised, arvati, et nüüd on mingi pool turniiri on umbes peksupoisse täis, eks ole. Kusjuures tegelikult ma loen siin ette praegu, ma lugesin 6-7 mängu. Aga ma loen kõik, sest neid mänge on nii palju lihtsalt, eks ole. Ülejäänud mängudest me juba rääkisime. Jah, aga just see, et sellised ootamatused, ühepoolseid mänge on ju tegelikult olnud ülivähe. Isegi kui mõni skoor on läinud lõpuks natukene kõrgemaks. Et tegelikult see Saksamaa Curaçao, see on selline
soosik pani pakki, aga väga paljud ju ootasid, et kõik, et neid Haitisid ja Jordaaniaid ja kõiki neid tambitakse samamoodi, eks ole. No jällegi saab öelda, see on alles esimene voor, ootame ja vaatame. Neil on 2 mängu veel. Muidugi. Aga Infantino ütles ka Iraani kohta, et kuulge, lapsed, teil on 2 mängu veel, et raunega maha on. No jah. Iraani, miks ainult 2 või? Vaatame, mis saab see veerandaegade ja time-outid jalgpall on nagu... No ikka tõesti, imelik on see kogu värk, aga vaatasin selle nurga alt seda, et iga koht, kus MM toimub, toob enda kultuuri ja natukene seda, meil oli Lõuna-Aafrikas vuvuzeelad, meil oli Brasiilias kogu samba, kogu see, ja siis nüüd USA suutis tuua enda kapitalismi, time-outid, kiss-cammid ja tõid enda kultuuri ja muutsid nagu jalgpalli olemust MM-iga, et täiesti uskumatu, et vajab veel harjumist ja päris kummaline, aga mängu tempole ja need uued reeglimuudatused ja need on ka suur positiivne üllatus olnud, et tõesti see mäng käib, meestel on klubihooajad läbi, said paar nädalat nii-öelda puhata, valmistuda, on see vahepeal kevadel oli lihtsalt nii palju mänge tippmeeskondadel, et lõpuks on kuidagi, mängivad vahepeal hoiavad ressursse, seal ei ole nii ägedad mängud, aga MM-il kuidagi see mäng voolab tempo edasi-tagasi, väga kiire, niisugune üleminekud, et see on olnud niisugune kõige positiivsem üllatus ja need reeglimuudatused on tõesti hästi mõjunud mängule, aga need time-outid ja reklaamipausid, et need ka võib-olla mängu tempole sellele on hästi mõjunud, aga no tõesti on kummaline, aga turniir toimub Ameerikas ja tõid oma kultuuri jalgpalli sisse ja suutsid lõpuks need reklaamipausid üles leida. Üks põhjus, miks seal ei ole see jalgpalli populaarseks saanud, kuna sinna ei saa nii palju müüa. Kuna ei saa reklaami näidata, siis suutsid selle probleemiga ära lahendada. Nii et ja kaude võib-olla ühe kunstmuru väljaku saame kuskile juurde või vahetatud, et Eestis ka. Tilgub ikkagi natukene siia ka lõpuks. Lõpuks, mulle nagu isegi meeldis nüüd, aga et Infantino ütles kuskil ikkagi otse välja ka, et sõbrad, MM on iga 4 aasta tagant, et see on ainukene koht, kus me nagu raha saame kokku ajada päriselt. Okei, klubid MM on ka nüüd, aga et tegelikult nagu ütlegi otse välja, et eesmärk on teenida võimalikult palju selleks, et seda ka võimalikult palju nagu laiali jagada jälle, eks ole, et mõnes mõttes siis nagu ausam, kui teha nägu, et oi, me tahame anda kõikidele võimalust ja nii edasi, eks ole. Aga lõpetuseks ma võib-olla tahaks selle ka, need Šoti fännid seal Bostonis, need pildid ja videod, mis sealt ja lood, mis sealt on nagu välja tulnud, ma ei tea, kui palju talt märganud sotsiaalmeedias, see on ka ikkagi väga äge, et see mingi video, kus mingi, ma ei tea, tuhandete kaupa läksid mingile pesapalli, seal on ju laulsid, võtsid seal laulu üles ja kuidas nagu see, Šoti fännid on teada-tuntud oma sellise positiivse imidži poolest, et need ei ole need kaklejad inglased, kes tulevad seal laamendama lõhkuma, vaid on nagu täiesti vastupidised inimesed. Ja, ameeriklased ise vaatasin ka Twitteris väga palju need, et Boston nagu äratati üles šotlaste poolt, et tegelikult on nagu lõbus linn ja nii palju asju toimub, lihtsalt oli vaja mingit sootlased tulid ja lihtsalt seal Bostonis on täiesti uus elu käima läinud, et tõesti on äge vaadata, kuidas on võimalik positiivselt mõjuda, et seal on veel neid Jaapani fännid ja Hollandi fännid seal Houstonis ja et erinevaid selliseid väga ägedad positiivsed sellised lood, kuidas ongi erinevad rahvused kultuurid tulevad ja tõmbavad seal nii-öelda oma võtme sinna juurde ja et see on ameeriklastel põnev, on eurooplastel põnev seal Ameerikas seda elu näha, et päris huvitav ja lahe fenomen, aga tõesti, šotlased Bostonis on tõeliselt staarid olnud praegu. Ja USA on nii multikultuuriline riik lihtsalt, et sa leiad sealt tõenäoliselt kohe mingid kokkupuutepunktid ja need inimesed kohalikud on lihtsalt nii avatud sellele kõigele, eks ole, et tuleb keegi teine kuskilt teisest kultuurist. Tulebki sul šotlane, kes sõitis seal mingist torust keset tööd alla torupilli mängides, nagu eks ole, et nad oskavad jah, nagu nautida ja lustida ka, et hoolimata kõigist nendest korralduslikest jamadest, millest on palju juttu olnud, et nagu seda rõõmu ei ole suudetud ikkagi inimestelt ära võtta. Et jah, enamikel, et küsitakse, öeldakse, et ma ei taha kõva häälega öelda, palju ma selle pileti eest maksin, aga kohal ma olen ja naudin täiega seda turniiri. Et see on olemas. Olenemata sellest, et ta on nüüd väga suure ala peale laiali paisatud, eks ju, on ikkagi selline rahvaste selline ülemaailmne kokku tulemise koht, et ma mõtlen 2018, 8 aastat tagasi juba, kui ma ise Venemaal käisin MM-i kajastamas, siis seal ka nagu see need lennujaamad on nagu tohutult ägedad, kus sul ongi nagu reaalselt, sa istud võib-olla ühe koha peal 5 minutit ja saad lugeda nagu mitme riigi fänne sa nägid, et need lõuna-ameeriklased, nagu eriti mingid kolumblased on meelde mul sealt, et see, kuidas nemad nagu seal nagu äratavad kõik kohad täpselt nagu äratavad kõik kohad üles, kus nad on. Minu kogemus Katarist oli näiteks see, et Argentiina. Et esiteks neid on alati väga palju
ja teiseks on ka see, et kui nemad, alati oli see, et kui nagu kuskil oli vaja laul üles võtta, siis sa tead, et kuskilt tuleb mingi punt argentiinlasi ja läheb jälle pidu käima. Mul Venemaal kuidagi mina satsin kolumplaste ja mehhiklaste peale. Ma käisin ka eks sõltub linnadest, eks ole ka, et kes kus mängib nagu, aga ainsa, praegu tuli nagu pähe, et kahju on natukene sellest, et me räägime muudki USA ja USA, et nagu Kanada ja Mehhiko on nagu jäänud väga vaeslapse. Kui sa vaatad, palju mänge on kuskil... Nad mängisid kohe turniiri alguses mõlemad ära, eks ole, nüüd on juba aega möödanenud, USA tuleb peale, muidugi mänge on seal rohkem, eks ole, aga et noh, kõige lihtsam on see, et Kanada ja Mehhiko peaksid minema turniiril võimalikult kaugele, et küll me siis nagu neist ka räägiks rohkem. Just, aga rohkem räägime siis juba järgmisel esmaspäeval, kui oleme järgmise saatega tagasi. Aitäh kõigile, kes meiega olid täna. Aitäh, Märten. Sinu debüüt oli edukas. Teine kord. Aitäh kõigile, läks sama kaua nagu mängud USA-s MM-il lähevad, et palju lisaminuteid, palju juttu ja palju joogipausi ei saanud. Siin on ka veerand aegadeks vaja teha varsti. Olgu nii, kõik head ja kohtume juba esmaspäeval.